Aastakümneid on Iraan selleks valmistunud. Alati pilgud suunatud Iisraeli ja USA poole on Iraan rajanud õhutõrjesüsteeme ja loonud sõjaväe, mis pidi vastu seisma sellele, mis tulemas oli. Iraan kukkus läbi. USA tegi Iraanile midagi nii suurt, et see jääb ajalukku. 10 000 sihtmärk on just avatud ja Iraanil pole praktiliselt enam midagi püsti jäänud. 25. märtsil andis USA keskväe juhatuse ehk CENTCOMi ülem admiral Brad Cooper oma värskeima ülevaate kõigest, mida USA on seni operatsiooni Epic Fury käigus saavutanud. See oli ka üks esimesi asju, mida Cooper välja ütles, kui ta kuulutas. Oleme kampaania 4. nädalas ja oleme plaanis või isegi plaanist ees. Cooper alustas, et väga selgete sõjaliste eesmärkide saavutamisel Iraani võimekuse kõrvaldamiseks oma jõudu sisuliselt väljaspool oma piire rakendada on edu saavutatud. Seejärel esitas ta numbri, öeldes, USA väed on rünnanud enam kui 10 000 sõjalist sihtmärki. Tegelikult tabasime 10 000 Iraani sihtmärgi vaid mõned tunnid tagasi. Nüüd jätkas Cooper selgitusega, et 10 000 on Ameerika enda esitatud arv. Kui lisada siia Iisrael ja tema õhurünnakud, on tabatud veel mitu tuhat sihtmärki. Tegelikult veel mitu tuhat rohkem. 13. märtsil teatas Wall Street Journal, et USA sõjaminister Pete Hegseth väitis, et USA ja Iisrael on kokku rünnanud 15 000 sihtmärki, mis oli selle seisuga üle 1000 sihtmärgi päevas. Operatsioonide Epic Fury ja Roaring Lion mastaapsus ja raevukus on sellest teadaandest alates mõnevõrra raugenud. Tõenäoliselt seetõttu, et Iraanil on jäänud vähem sõjalisi sihtmärke rünnata. Kuna 15 000 oli ühine arv enne, kui Cooper oma avaldused tegi, pole sugugi võimatu uskuda, et USA ja Iisrael on 28. veebruarist alates kokku rünnanud ligi 20 000 sihtmärki. Aga isegi eraldi võetuna on USA poolt tabatud 10 000 sihtmärki tohutu uudis. Ja täpsustuseks, need on 10 000 sihtmärki, mitte 10 000 välja lastud laskemoona. Need sihtmärgid on väga erinevad, alates tohututest nagu Iraani maa-alused sõjalised punkrid ja tuumapunkrid kuni suhteliselt väikeste sihtmärkideni nagu droonid. Iga üks neist on eraldiseisev relv või sõjaline objekt, mis on rivist välja viidud, kusjuures suurimaid sihtmärke on tõenäoliselt tabatud mitme laskemoonaga, võib-olla isegi korduvalt mitme päeva jooksul, et need lõplikult rivist välja lüüa. Ja ka me siin näeme, on õhu ülekaalu tase, mida pole saavutatud üheski teises kaasaegses sõjas. Ameerika Ühendriikide kihiline kampaania, mis algas rünnakutega varglennukitega nagu B-2 Spirit ja F-35, arenes edasi nii, et kaasati ka nii vanad lennukid nagu B-52 ja A-10. On näidanud meile, et USA saab tegutseda Iraani õhuruumis karistamatult. Nüüd, see ei pruugi tähendada, et operatsioon Eepiline raev on lõppemas. See, mis järgneb, võib kõike taas muuta ja tabab kõiki ootamatult, kui USA viib oma ähvardused ellu. Aga praegu piisab teadmisest, et suur osa Iraani sõjalisest infrastruktuurist on hävitatud, samal ajal kui USA kavandab oma järgmist sammu. Ja mitmete USA allikate sõnul on Iraan nüüd meeleheitel, et saavutada mingisugune lõppoperatsioonile Eepiline raev. USA president Donald Trump väidab, et Iraan lausa anub kokkulepet sõlmida ning USA on vastanud esitades 15-punktilise plaani, mis võiks selle kokkuleppe võimalikuks teha. Iraan on nendele väidetele vastanud, öeldes, et USA ja Iraan ei räägi omavahel ning USA peab läbirääkimisi iseendaga. Tõde võib nüüd olla kusagil vahepeal, sest tundub ebatõenäoline, et Iraan ei oleks üldse valmis mingisugusteks läbirääkimisteks, kuid tõenäoliselt pole nad nii meeleheitel, nagu Trump väidab. Nüüd on Cooper samuti oma artiklis öelnud, et USA ja Iisraeli õhuvägede koostöö tõestab, et need kaks riiki on koos tugevamad. Ta kirjeldab ka Iraani sõjalisele infrastruktuurile tekitatud kahju ulatust, öeldes, meie täppislöögid on ülekoormanud Iraani õhutõrje ning meie lahingulennud Iraani kohal avaldavad käegakatsutavat mõju. Nüüd vaatame neid käegakatsutavaid mõjusid lähemalt ja teeme ülevaate sellest, mida USA on seni operatsioonis Eepiline raev saavutanud. 10 000 sooritatud lööki on iseenesest muljetavaldav number, kuid see ei tähenda palju ilma kontekstita, mida need löögid on saavutanud. Ja selle kontekstiga muutub reaktsioon. Wow, see on palju lööke. Hoopis küsimuseks, kuidas Iraani režiim üldse pärast seda kõike veel püsti seisab. Alustame Iraani rakettidest. Operatsioon Epic Fury ja operatsioon Roaring Lion on keskendunud selgelt Iraani raketistardipaikadele, mis on Iraani peamine viis ähvardada oma Pärsia lahe naabreid ballistiliste raketirünnakutega, seni kuni USA jätkab oma rünnakut. Meil on mõned numbrid selle kohta, kui palju neist stardiseadmetest on hävitatud. Iisraeli kaitsevägi ehk IDF väitis 15. märtsil, et umbes 70% Iraani raketistardidest on seni hävitatud. See ei löö mitte ainult suurt auku Iraani ballistiliste rakettide strateegiasse, vaid ka tema võimesse lasta tiibrakette ja laevatõrjerakette USA mereväe sõjalaevade ja kaubalaevade pihta.
Nüüd annab Wall Street Journal oma raportis Iisraeli väite kohta konkreetsema numbri, öeldes, et Iisrael väidab, et Iraan on kaotanud 330 oma 470 mobiilsest raketistardiplatvormist. See teebki umbes 70% nagu Iisraeli kaitsevägi väidab. Ja kuigi võib küsida, kuidas Iisrael ja USA täpselt teavad, kui palju neid mobiiliseid raketistardiplatvorme on, kui Iraan püüab neid maa all hoida, ei saa siiski eitada, et see number on muljetavaldav. Ja ajalehest Washington Post avaldatud satelliidifotod toovad selle eriti hästi esile. Operatsioon Epic Fury esimese 4 nädala jooksul on USA ja Iisrael täielikult hävitanud 29 Iraani ballistiliste rakettide stardipaika, millest igaühes oleks olnud 10 stardiseadmeid. Maapealsed rajatised on rivist välja viidud, maa-aluseid rajatisi on rünnatud punkreid läbistavate pommidega ning seda kõike on tehtud selleks, et vähendada üht kõige olulisemat ohtu, mida Iraan kujutab USA-le, Iisraelile ja nende laheäärsetele liitlastele. Oleme näinud, et selle 10 000 rünnaku osa mõju on väga kiiresti ilmnenud. Cooper ütleb seda ka ise, kui ta toob välja, et Iraani raketi ja drooni stardiseadmed on sõja algusest saadik üle 90% võrra vähenenud, mis näitab, et ükskõik milline raketirünnakute küllastamise strateegia Iraanil ka polnud, pole see plaanipäraselt läinud. Muidugi ei tähenda see, et Iraani rakette ei tulistata. 70% lennutajatest on küll hävitatud, kuid 30% on endiselt alles ja see tähendab umbes 140 mobiilset stardiseadet, mille USA peab veel üles leidma ja hävitama, enne kui Iraani raketid enam ohtu ei kujuta. Need on ka raketid ise. Kuigi raketid muutuvad ilmaheiteseadmeteta kasutuks, mis ongi viinud USA praeguse strateegilise suunani, võiks väita, et USA ja Iisrael pole Iraani rakettidega piisavalt tegelenud isegi pärast enam kui 10 000 rünnakut. Lehe Guardian andmetel viitavad USA luureandmed, et umbes kolmandik Iraani raketivarudest on kimmitatult hävitatud ning veel kolmandik varudest on tõenäoliselt kahjustatud, maetud või muul viisil kasutuskõlbmatuks muudetud tänu Ameerika rünnakutele Iraani maa-alustele tunnelitele ja punkritele. Alates operatsiooni Epic Fury algusest on Iraan sooritanud ka 1400 kinnitatud raketistarti. Ja kuigi enamik neist oleks toimunud sõja alguses, näitab see meile, et Iraan on endiselt raketioht, kuigi võrreldes varasemaga on see oht oluliselt vähenenud. Aga siin hakkavad Iraani raketirindel asjad muutuma. 10 000 rünnakuga pole rivist välja viidud ainult raketiheiteseadmed ja varud. Nagu Cooper selgitab, on USA sihikule võtnud ka Iraani raketi- ja mereväetööstuse rajatised. Cooper selgitab, et Iraanil on suured tootmisvõimsused, et ehitada mitte ainult sõjalaevu, rakette ja ründedroone, vaid ka arendada ja levitada neid tehnoloogiaid piirkondlikele ja ülemaailmsetele pahatahtlikele tegijatele. Ta lisab, täna oleme kahjustanud üle 2/3 Iraani raketi, drooni ja mereväetööstuse rajatistest ning laevatehastest, enne kui annab külmavärinaid tekitava hoiatuse, et USA pole sellega veel lõpetanud. Cooper kuulutab, et Iraani laiem sõjatööstusaparaadi kõrvaldamine on samuti päevakorras. See on Iraani jaoks halb uudis, sest see tähendab, et selle ballistiliste rakettide strateegia jäänustel on nüüd ajapiirang. Kui üha rohkem stardi- ja tootmisrajatisi hävitatakse, siis iga järgnev Iraani raketistart toimub varudest, mida ei saa enam täiendada. See ei puuduta ainult seda, mis Iraanil juba olemas on. USA keskendub ka sellele, mida Iraan võiks proovida ehitada, mis tähendab, et see halvab režiimi raketikeskse doktriini pikaajaliselt. Nagu mainisime, on 10 000 rünnakut Iraani vastu hõlmanud ka rünnakuid Iraani laevaehitus- ja mereväe tootmisrajatiste vastu. Mereväe osas on veel palju käsitleda. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Sellest, mida me pakume, on veel palju rohkemgi, nii et kui meie kanali teadmised on sulle väärtuslikud, vajuta tellimisnuppu. Lisaks mereväe tootmisrajatistele on USA keskendunud ka sellele, et hävitada nii palju Iraani olemasolevast meresõiduvõimest kui võimalik. Me näeme siin sarnast strateegiat nagu Iraani rakettidega. Esmalt hävitatakse olemasolev ja seejärel võetakse sihikule rajatised, mis võiksid uusi juurde toota. Nüüd, mis puudutab seda, mis juba eksisteeris või peaksime ütlema kunagi eksisteeris, siis ajaleht Times of Israel teatab, et USA on uputanud 92% Iraani mereväe suurtest laevadest. See protsent hõlmab tõenäoliselt fregatte, allveelaevu ja Iraani improviseeritud lennukikandjaid ning ei pruugi katta neid kiirpaate, mida Iraan on kasutanud kaose külvamiseks Hormuzi väinas. Siiski näitab 92% Iraani suurtest laevadest, et režiimi mereväe jõud, vähemalt puhta jõu projitseerimise mõttes, on purustatud. Pentagoni andmetel oli 26. märtsiks kokku rivist välja löödud 130 laeva, kuid pole selge, kui paljud neist on juba mainitud suured laevad ja kui paljud on kiirpaadid või muud Iraani alused, näiteks Khadir-klassi kääbusalvelaevad.
Me teame, et see 130 hõlmab 40 miinipanijat ja 11 allveelaeva ning et Iraan on kasutanud oma kiirpaate miinide paigutamiseks Hormuzi väinas. Ameerika praegune lähenemine näib olevat see, et kõik, mis Iraani heaks seilab, on õigustatud sihtmärk. Nagu rakettide puhulgi, ei ole õige öelda, et Iraani merevägi enam ohtu ei kujuta. Rakettidega on Iraan taandunud strateegiale, kus ta viib läbi väikeseid ja täpseid väljatulistamisi, mis võimaldab tal vähemalt mingil määral ohtu säilitada. Mis puudutab lahingu mereväe osa, siis Iraan ei olnud kunagi tegelikult suuteline võistlema lennukikandjate ja teiste sõjalaevadega, mille USA tõi Pärsia lahe piirkonda. Ärge saage meist valesti aru, režiim ei tahtnud kindlasti kaotada nii paljusid oma sõjalaevu ja allveelaevu. Siiski oli Iraani eesmärk alati kasutada asümmeetrilist mereblokaadi strateegiat Hormuzi väinas ja see on probleem, millega USA peab endiselt arvestama. Nüüd Raadio Vaba Euroopa ehk Raadio Vabadus tõi selle välja 12. märtsi artiklis, kus märgiti, et Iraani tavamere laevastik oli praktiliselt kadunud. Kuid oht Hormuzi väinale ei olnud kadunud. Märtsi lõpuks ei ole palju muutunud. Iraani kiirkaatrid ja kääbusalvelaevad ründavad endiselt kaubalaevu selles väinas, nagu ka nende droonid ja laevatõrjeraketid. Siin ei ole asi koguses. Iraan ei pea ründama iga laeva, mis üritab läbida veeteed, mille kaudu liigub 20% maailma naftast. Aeg-ajalt toimuvad rünnakud on piisavad, et muuta reisid nii riskantseks, et kindlustusandjad ei maksa hüvitist ja laevakaptenid ei julge sõita. Esimesed 10 000 lööki halmasid Iraani tavapärase mereväe. Järgmised 10 000 lööki keskenduvad tõenäoliselt rohkem Iraani mereväe asümmeetrilistele aspektidele. Kuid nüüd võite küsida, kuidas see kõik USA jaoks võimalik on. Jah, USA'l oli selgelt ülekaalukas õhuvägi juba enne operatsiooni Epic Fury algust, kuid Iraanil pidi olema kihiline õhutõrjesüsteem, mis peataks USA edasiliikumise. See võrk ebaõnnestus ja esialgsed löögid, mis moodustasid osa neist 10 000, olid selle üheks peamiseks põhjuseks. Õhuülekaal on saavutatud ja Iraani õhutõrje kohta käivad numbrid räägivad enda eest. Juba 5. märtsil väitis Iisraeli kaitsevägi, et umbes 80% Iraani õhutõrjest on rivist välja löödud, kas süsteemide otsese hävitamise või radarite hävitamise kaudu, rünnakute ja küberrünnakutega. Ja selleks hetkeks oli Iisraeli kaitsevägi sooritanud umbes 2500 õhulööki ja kasutanud umbes 6000 laskemoona, mis annab meile aimu, kui palju relvi võisid USA kasutada oma 10 000 rünnakus. Lihtne matemaatika ütleb meile, et USA võis kasutada kuni 24 000 laskemoona, et tabada 10 000 sihtmärki, kuigi see eeldab, et nad kasutavad sama palju laskemoona kui Iisrael. Iraani õhutõrjerindel pole sellest ajast palju muutunud. Ega neil polegi eriti vaja midagi muuta, kui 80% nende võrgustikust on juba maas. Iraan peab nüüd kaitsma oma õhuruumi üksikute süsteemidega, mis on liiga laiali ja sageli ei suuda toime tulla ohuga, mida USA õhust kujutab. See Iraani õhutõrje varajane purustamine lõi õhuülekaalu, mis silutas tee nendele 10 000 sihtmärgile, mida Cooper väidab tabatud olevat. Nüüd toob Kiba samuti välja, et õhuülekaal on kasvanud nii suureks, et Ameerika saab oma B-52 pommitajatega sooritada suure hulga rünnakuid Iraani vastu ja näidata meie ületamatut ülekaalu õhus. See väide on paljastav, sest B-52 pole kaugeltki kõige moodsam pommitaja, mis USA-l arsenalis on. Esimest korda lendas see 1950. keskel ja B-52 pole varglennuk. Ja see pole ka tehnoloogiliselt eriti arenenud. Selle pommitaja eeliseks on väga suur laskemoona kandevõime, mis võimaldab Iraani peale visata väga suurel hulgal laskemoona. Kui Iraani õhutõrje oleks endiselt tõhus, ei saaks see pommitaja riigi õhuruumis tegutseda. B-52 on liiga suur ja liiga kergesti märgatav, isegi Iraani võrgustikku kuuluvate vanemate Vene ja Hiina õhutõrjesüsteemide jaoks. Fakt, et see üldse lendab, näitab, kui põhjalikult on Iraani õhutõrje mängust välja löödud. Sama võib öelda ka A-10 ja Apache kopterite kohta, mille USA on Hormuzi väina paigutanud. Mõlemad saavad teha korduvaid lennumissioone, sest Iraani oht nendele piirdub nüüd üksikute hajutatud õhutõrjesüsteemidega. Ja kui sellised õhusõidukid on mängus, on selge, et USA on operatsioonis Epic Fury liikunud täppislöökidelt jõhkra jõu kasutamisele. 10 000 tabatud sihtmärki. Ja see arv kasvab, sest Iraani õhutõrje on nii nõrk, et USA saab riiki saata vargtehnoloogiate lennukeid suurte relvalastidega. Aga Ameerika õhupõhisel lähenemisel võib olla probleem. Video alguses ütlesime, et see, mis operatsioonis Epic Fury järgmisena juhtub, võib kõike muuta. The Guardian väljendab seda küünilisemalt oma 26. märtsi artiklis, kus väidetakse, et USA võis olla eksiarvamusel, et lihtne õhuvõit on käeulatuses, kuid avastas, et Iraan ei ole ikka veel alistunud 10 000 rünnaku jõule.
Teisisõnu, USA ei pruugi suuta võita ainult õhujõuga, ükskõik kui tõhus see jõud ka ei oleks Iraani sõjalise infrastruktuuri hävitamisel. USA võib olla sunnitud jätkama ja see tähendaks maavägesid koha peal. Ideaalis ei saadaks USA siiski sõdureid Iraani. Trump ise on juba öelnud, et operatsioon Epic Fury hakkab lõppema ja USA püüab Iraanile pakkuda mitmeid väljapääsuvõimalusi. Varem mainitud 15-punktiline rahuplaan on üks neist, kuna Trumpi administratsioon loodab, et USA poolt 10 000 sihtmärgi tabamisest põhjustatud kahju on piisav, et sundida Iraani režiimi alluma rahuleppele, mis piirab selle võimu ja tuumaambitsioone. See peavaks taas Hormuzi väina, mis on ainus oluline hoob, mis Iraanil veel alles on. Aga kui see väljapääs ei toimi, viitas Valge Maja pressiesindaja Caroline Levitt teisele väljapääsule 25. märtsil, kui ta ütles, et president Trump ei bluffi ja on valmis valla päästma põrgu. Iraan ei tohiks enam valesti arvestada. Tõlkes tähendab see, nõustuge rahuplaaniga või USA saadab sõdurid sisse. USA valmistub juba selleks võimaluseks ja selle video loomise ajal olid 82. õhudessantiviisi langevarjurid teel Lähis-Idasse. USA on samuti saatnud 2 merejalaväe ekspeditsioonüksust ehk MEUD, millest üks on juba saabunud koos amfiibrünnaku grupiga, mida juhib USS Tripoli. See tähendab, et 3500 Ameerika sõdurit, sealhulgas umbes 2000 merejalaväelast, on juba Pärsia lahes. Teise merejalaväe ekspeditsioonüksuse saabumine kahekordistab need arvud ligikaudu ning seal võib olla kuni 3000 langevarjurit. See on maismaa sissetungijõud, kuid see ei ole piisavalt suur, et rünnata Iraani mandriosa. Nende tõenäolised sihtmärgid on Hormuzi väinas ja selle ümbruses asuvad saared, mida USA võib püüda kontrolli alla võtta nii väinajõuga taasavamiseks kui ka Iraani majandusele tohutu surve avaldamiseks. Washington Post teatab, et Pentagoni on ette valmistanud strateegiad mitmenädalasteks maismaaoperatsioonideks Iraanis, mis tõenäoliselt hõlmavad ka Iraani olulise naftakeskuse Kargi saare hõivamist. Siiski ei ole Trump neid plaane veel heaks kiitnud. USA ootab selgelt Iraani järgmist sammu. Võib-olla on Iraani parlamendi esimees Mohammed Baga Ghalibaf juba vihjanud, mis see järgmine samm olla võiks. BBC teatas 29. märtsi otseülekandes operatsioonist Epic Fury, et Ghalibaf väitis, et Iraan ootab, kuni Ameerika sõdurid maale sisenevad, et nad saaksid nende peale tuld valada. Nüüd on Iraani strateegia selge. Režiim on suutnud ellu jääda ka siis, kui USA on õhust tabanud 10 000 sihtmärki. Nüüd püüab see režiim vastu pidada, et sundida vastast maapealset operatsiooni alustama, mis suurendab riski, et USA kaotab operatsioonis Epic Fury rohkem isikkoosseisu. Maavägede saatmine tundub peaaegu vältimatu, kui midagi drastilist väga kiiresti ei muutu. Turani režiim peab ühte asja meeles pidama. See on 10 000 õhulööki ja loendus jätkub, mitte 10 000 tabatud sihtmärki. Kui Ameerika merejalaväelased ja landevarjurid Iraani territooriumile sisenevad, teevad nad seda tõenäoliselt rakettide ja pommide tule all. See sihib tõenäoliselt kõike alates Iraani sõjalise infrastruktuuri jäänustest kuni sõdurite ja soomusmasinateni, mida Iraan kavatseb kasutada Ameerika maavägede vastu. Maavägede sisenemine võib tähendada suuri probleeme Kargi saarele. Kui USA ja Iisraeli väed alustasid rünnakut Iraani vastu, ei seisnud nende teel ainult Iraani õhutõrje. Teheraanil oli samuti põnev trump varuks, niinimetatud maailmatasemel õhutõrjerelv, mille oli lahkelt andnud Peking. HQ-9B, mis on HQ-9 kaugmaa maa-õhk raketisüsteemi variant. Kahjuks Iraani ja Hiina jaoks ei vastanud see süsteem ootustele. See purustati täielikult Ameerika õhurünnakute jõu ja intensiivsuse all, osutudes mitte millekski muuks kui kalliks ja piinlikuks läbikukkumiseks. Mis puudutab Hiinat, siis see ei pidanud nii minema. HQ-9 pidi olema Hiina kaitsetööstuse üks lipulaev tooteid. Selle süsteemi kallal alustati tööd juba 1970. aastatel ning täismahuline arendus algas varsti pärast seda 1980. lõpus. Sellest ajast alates on välja antud mitu mudelit, sealhulgas algne HQ-9 ja mereväe HQ-9 variant. Veidi täiustatud HQ-9A, mis võeti kasutusele 2001. aastal ning HQ-9B, millel oli pikem tegevusraadius ja täiustatud tehnoloogiad. Lisaks Hiinale on mitmed teised riigid investeerinud HQ-9 süsteemidesse ja kasutavad neid praegu, sealhulgas Pakistan, Egiptus, Aserbaidžaan ja Iraan. Ja on lihtne mõista, miks see süsteem on äratanud nii suurt huvi erinevates riikides üle maailma, kuna Hiina ametnikud reklaamisid seda kui tõeliselt maailmatasemel õhutõrjesüsteemi. Nad väitsid, et see suudab toimida samal tasemel kui Vene S-300, mis on juba pikka aega olnud maailma parimate õhutõrjesüsteemide nimekirjas.
Ametnikud kiitlesid ka sellega, et HQ-9 ületab teatud aspektides USA Patrioti süsteemi, mis on samuti üks maailma parimaid õhutõrjesüsteeme. Nad tõid esile selle muljet avaldava tegevusulatuse. HQ-9B variant suudab tabada sihtmärke umbes 160 miili ehk 260 kilomeetri kaugusel. Samuti tõsteti esile faasvõrega radarit, mis võimaldab jälgida korraga kuni 100 sihtmärki ja rünnata neist samaaegselt 6–8. HQ-9 muudeks peamisteks omadusteks on selle vertikaalne külmkäivitamine ja 360-kraadine kõikides suundades katvus. Ja väidetavalt suudavad selle raketid saavutada kiirusi üle Mach 4 ehk rohkem kui 4800 kilomeetrit tunnis. Laengute kaal ulatub ligi 180 kilogrammini ehk 400 naelani. Teoorias peaks igal riigil, mis kasutab sellist süsteemi, olema palju lihtsam oma õhuruumi kaitsta ning oma kõige väärtuslikumaid varasid ja olulisi taristukohti kaitsta, neutraliseerides vaenlase hävitajate, tiibrakettide ja ballistiliste rakettide ohu. Hiina usaldab selgelt HQ-9 süsteemi, kuna kasutab seda mitmete strateegiliste piirkondade kaitsmiseks, nii oma piirides kui ka väljaspool, näiteks Pekingis, Tiibetis ja Lõuna-Hiina merel. Aga tehniliste näitajatega uhkeldamine ja väitmine, et sinu süsteem suudab konkureerida maailma parimatega, on hoopis midagi muud. See on aga hoopis teine asi, kui panna see tegelikult proovile reaalses lahinguolukorras. Siis saadki teada, kas kogu see kära oli seda väärt ja kas relv või varustus suudab tõesti oma potentsiaali täita või on see lihtsalt tühijutt ja suur kära, mis on määratud läbi kukkuma esimese ohumärgi korral. Ja Iraan lootis väga HQ-9 peale, et see suudab vastu pidada ja oma väärtust tõestada, kui see aeg lõpuks kätte jõuab. Ühe selle riigi ametniku sõnul sai Iraan 2025 aastal märkimisväärse hulga neid süsteeme. Järgnenud kuudel pärast 12 päevast sõda, mille jooksul Iisrael ja Ameerika Ühendriigid korraldasid ootamatu rünnaku riigi tuumarajatistele, hukkusid arvukad sõjaväejuhid, tuumateadlased ja poliitikud, samuti Iraani tsiviilisikud. Vähem kui 2 nädala jooksul, olles selgelt vapustatud sellest intensiivsest rünnakust oma territooriumile, soovis Iraan tugevdada oma kaitsevõimet, valmistudes võimalikuks uueks Iisraeli või Ameerika rünnakuks. See mitte ainult ei ostnud mitmeid Hiina HQ-9 süsteeme, sõlmides selleks naftat relvade vastu vahetava tehingu Pekingiga, vaid asus ka rajama mitmekihilist õhutõrjevõrku üle kogu oma territooriumi. See võrk koosnes kodumaal välja töötatud platvormidest nagu Bavar 373 ja Kordad 15, samuti imporditud õhutõrjesüsteemidest nagu Vene Panzer S1 ja S300. Iraanil oli samuti arvukalt mobiilseid kaitsesüsteeme, mis suutsid kiiresti ühest kohast teise liikuda ja võtta strateegilisi positsioone seal, kus neid vaja oli. Koosnedes nii paljudest võimsatest tehnoloogiatest, oleks see õhutõrjevõrk võinud ja võib-olla pidanudki muutma Iraani õhuruumi peaaegu läbimatuks. Aidates riigi režiimil kaitsta oma kõige väärtuslikumaid ja strateegilisemaid asukohti, nagu ülemjuht Ali Khamenei Teherani residents ning erinevaid tuumarajatisi, sõjaväebaase ja lennuvälju. Ja HQ-9 oleks pidanud olema üks peamisi tegijaid, jälgides 10 Ameerika ja Iisraeli lennukeid ning rakette ning hävitades need ükshaaval kiiresti ja tõhusalt. Aga nii ei läinud. Selle asemel alustasid USA ja Iisrael oma rünnakut 28. veebruaril 2026. Iisraeli F-15 hävitajad tõusid õhku, tulistades Sparrow rakette ja muid täppisrelvi oluliste sihtmärkide pihta, näiteks Ali Khamenei residentsi pihta, tappes ülemjuhi juba konflikti esimestel tundidel. Iisrael kõrvaldas edukalt ka mitmeid teisi Iraani ametnikke, sealhulgas Iraani relvajõudude staabiülema, Islami revolutsioonilise kaardiväe, IRGC komandöri, Iraani kaitseministri ning mõned Khamenei lähimad nõunikud. Samal ajal tungisid USA hävitajad ja pommitajad samuti Iraani õhuruumi, sooritades vaid mõne tunni jooksul lööke sadade sihtmärkide pihta. Rohkem kui 20 Iraani 31 provintsist said tunda Ameerika pommide ja rakettide täit jõudu. Baasid, kompleksid, taristu ja sõjalised vahendid nagu radarid ja õhutõrjesüsteemid püditi kaardilt või muudeti suitsavateks rusuhunnikeks. Iga mööduva minutiga saabus üha rohkem teateid plahvatustest ja hävingust. Iraani varad hävitati süstemaatiliselt ükshaaval ning selle õhutõrjevõrk, mis oli nii hoolikalt üles ehitatud ja pidi suutma riiki selliste rünnakute eest kaitsta, oli täielikult kadunud. Iraani komandöörid ei osanud seda ette näha.
Nad teadsid, et Ameerika ja Iisraeli õhurünnakute tohutu intensiivsuse tõttu tuleb paratamatult kaotusi taluda, kuid vähemalt arvasid nad, et suudavad vastulöögi anda ja vastastele mingitki kahju teha. Ja nad lootsid, et HQ-9 aitab selle saavutada. See pidi ju suutma tuvastada lähenevaid õhuohte enam kui 150 miili kauguselt. See oleks pidanud suutma märgata Iisraeli hävitajaid ja Ameerika rakette mitu minutit enne nende tabamust, tulistades kiiresti ja täpselt oma tõrjerakette, et neid tõrjuda, päästes nii elusid ja kaitstes väärtuslikku taristut. Selle faasivõrega radar peaks võimaldama tal lukustada ja jälgida korraga 10 vaenlase sihtmärke, pakkudes hindamatut teavet maapealsetele üksustele ja teistele süsteemidele, andes Iraanile andmed, mida oli vaja järgmiste sammude kavandamiseks ja oluliste vastumeetmete rakendamiseks. Selle ülikiired raketid, mis liiguvad 4 korda kiiremini kui heli ja on varustatud arenenud navigeerimis- ning sihtimistehnoloogiatega, oleksid pidanud vaenlase rünnakute tõkestamise või Ameerika lennukite taevast allatulistamisega hõlpsasti hakkama saama. Selle asemel muutus HQ-9 juba lahingu esimestest hetkedest peaaegu täiesti kasutuks. Ja see kõik on tingitud ühest suurest nõrkusest selle süsteemi juures, selle haavatavusest elektroonilise sõjapidamise suhtes. Erinevate uudisteallikate teatel kasutasid USA väed Boeing EA-18G Growler elektroonilise sõjapidamise lennukeid, et segada Iraani radareid ja õhutõrjesüsteeme. Sellega loodi reaktiivlennukitele ja pommitajatele turvalised tsoonid ja koridorid, mille kaudu nad said liikuda ilma hirmuta, et nende pihta tulistatakse või nad alla lastakse. Paljud kaasaegsed õhutõrjesüsteemid on loodud ja arendatud elektroonilise sõjapidamisega arvestades ning varustatud nutikate vastumeetmetega, et tulla toime segamise või signaalihäiretega. Tundub aga, et HQ-9 oli selliseks nähtamatuks rünnakuks täiesti ettevalmistamata. Tugeva elektromagnetilise häire tõttu, mida Growlerid põhjustasid, süsteemi side katkes. Nad ei suutnud oma juhtimiskeskustega sujuvalt integreeruda, muutudes silmapilkselt nii pimedaks kui tummaks. Sellest hetkest alates ei töötanud süsteemi palju reklaamitud faasivõrega radarid nii nagu peaksid. Nad pidid suutma jälgida korraga 100 sihtmärki, kuid neil oli raskusi isegi üht sihtmärki lukustada. Häiresignaalid täitsid nende ekraanid vale sihtmärkidega, samal ajal kui tõelised F-35 hävitajate ja Tomahawk rakettide näol libisesid märkamatult mööda. Pimedaks tehtuna, halvatuna ja suutmata täpselt tuvastada ühtegi vaenlase sihtmärki, rääkimata nende pihta tulistamisest. HQ-9-dest said sisuliselt vaid ülikallid, kuid täiesti ebaefektiivsed metallitükid, mis olid Ameerika ja Iisraeli vägedele lihtsateks sihtmärkideks, mida oma äranägemise järgi hävitada. Ja see polnud esimene kord, kui need süsteemid ei suutnud ootusi täita. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, on meil veel palju sellist sisu. Kui The Military Show pakub sulle väärtust, siis ära unusta tellida. Nüüd, HQ-9 katastroofiline läbikukkumine Iraanis on tegelikult selle teine laialt tähelepanu pälvinud läbikukkumine siiani. 2025 aasta mais hävitas Pakistan mõned neist süsteemidest, et kaitsta oma baase ja olulist infrastruktuuri võtmekohtades, nagu Karachi ja Hor, India operatsioon Sindori rünnakute eest. Pakistani komandöörid lootsid, et kõrgelt hinnatud Hiina HQ-9 osutub piisavalt tugevaks, et tulla toime India raketirünnakutega. Nad eksisid. Täpselt nagu Iisrael ja USA suutsid edukalt pommitada Iraani, hoolimata selle kihilisest õhutõrjevõrgust, suutis India sõjavägi rünnata arvukaid sihtmärke erinevates Pakistani piirkondades, murdes oma vaenlase kaitse suhteliselt lihtsalt. India kasutas nutikalt Iisraeli elektroonilise sõjapidamise tehnoloogiaid, et segada Pakistani radareid ja sidet, muutes vähemalt osa selle õhutõrjest, sealhulgas HQ-9 kasutuks. Sellele järgnesid kamikaatse droonirünnakud ja Brahmo üleheli kiirusega tiibrakettide löögid, mis põhjustasid laialdast hävingut. Kui Hiina väited HQ-9 kohta oleksid tõesed, poleks midagi sellest pidanud juhtuma. HQ-9 oleks pidanud kaugelt tuvastama lähenevad ohud ja laskma oma kiireid rakette nende hävitamiseks. Selle asemel olid ekraanid täis staatilist müra, radarid muutusid pimedaks ja raketid ei suutnud startida, sest neil polnud selgeid sihtmärke, mille pihta sihtida. Pärast seda juhtumit oleksid Hiina süsteemide kaitsjad võinud väita, et see oli operaatori eksimus või et HQ-9 oli paigutatud tundmatusse keskkonda, mis erines oluliselt sellest, kus seda algselt Hiinas kasutama pidi. Nüüd aga on HQ-9 läbi kukkunud mitte 1, vaid 2 korda.
2 täiesti erinevas asukohas ja 2 täiesti erineva vaenlase vastu. Seda ei saa lihtsalt vabandada ega maha kanda kui õnnetut juhtumit. On selgelt näha, et need õhutõrjesüsteemid, hoolimata kogu suurest kiidukõnest ja uhkeldavatest kommentaaridest, mis neid nii muljetavaldavaks on teinud, ei täida lihtsalt oma eesmärki. Ja osa sellest taandub kogemustele. Parimad õhutõrjesüsteemid maailmas on need, mis on end korduvalt tõelistes lahingutingimustes tõestanud. Iisraeli raudkuppel näiteks on aastate jooksul talunud arvukaid rünnakuid erinevate vaenlaste poolt, kaitstes miljoneid inimesi sellistes linnades nagu Jeruusalemm ja Tel Aviv ning ennetades hindamatut kahju ja hävingut. USA Patriot System on osutunud märkimisväärselt tõhusaks, läbides tõelise tuleproovi 90ndate alguse Pärsia lahe sõjas ning leidnud laialdast kasutust USA sissetungil Iraaki 2000ndatel ja mitmetes teistes konfliktides. Seda on kasutatud isegi Venemaa-Ukraina sõjas, aidates Ukrainal kaitsta oma linnu, asulaid ja sõjalisi objekte Vene raketirünnakute eest. Kuna neid süsteeme on kasutatud nii ulatuslikult ja neil on nii palju kogemusi, on olemas ka tohutul hulgal asjakohaseid lahinguandmeid, mida operaatorid saavad kasutada oma tulevaste strateegiate kujundamisel ja neist õhutõrjesüsteemidest veelgi suurema väärtuse ammutamiseks. See omakorda on võimaldanud sellistel süsteemidel nagu Patriot ja raudkuppel aja jooksul areneda, muutudes tugevamaks, targemaks ja tõhusamaks. HQ-9 seevastu sisenes õhutõrjevaldkonda ilma märkimisväärse kogemuseta väljaspool hoolikalt kontrollitud katsepolügoone, nagu need, mis asuvad Hiina Taklamakani kõrbes. Seel võis see tõestada oma suutlikkust hävitada aeglaselt liikuvad droonid, mis lendavad eelprogrammeeritud trajektooridel. Aga see pole lihtsalt võrreldav olukorraga, kus tuleb silmitsi seista päris konfliktiga, kus vaenlane võib sinu vastu kasutada väga erinevaid relvi. Rakettide ja droonidega, mis tulevad igast suunast, ning kaasaegsete elektroonilise sõjapidamise süsteemidega, mis teevad kõik endast oleneva, et sinu ründevõimekus nullida. Pakistani ja Iraani lahinguväljade tõelise kuumuse ja intensiivsuse käes jäi HQ-9 hätta. See peaks olema tõsine mureallikas kõigile riikidele, kes on viimastel aastatel investeerinud Hiina sõjatehnikasse ja neid riike on palju. Tõepoolest, Stockholmi rahvusvahelise rahu-uuringute instituudi, mis on üks juhtivaid uurimisasutusi konfliktide ja sõjaliste kulutuste andmete osas, hiljutised andmed näitavad, et Hiina vastutab umbes 6% maailma relvaekspordist. Kaardid näitavad, et 10 riigid mitmel kontinendil on viimasel ajal ostnud erinevas koguses Hiina relvi ja kaitsesüsteeme. See hõlmab peaaegu kogu Aafrikat, samuti suuri osi Aasiast ning mitmeid riike Euroopas ja Ameerikas. Mõned riigid toetuvad oma kaitses peaaegu täielikult Hiinale. Näiteks Pakistan on Pekingi parim klient, moodustades aastatel 2020 kuni 2024 63% Hiina relvaekspordist. Teised riigid, alates Myanmarist ja Bangladeshist Aasias kuni Nigeeria ja Alžeeriani Aafrikas, on samuti ostnud suuri koguseid Hiina droone, tanke, lennukeid, soomukeid, rakette ja käsitulirelvi. Paljude nende riikide jaoks, kellel ei ole nii suuri sõjalisi eelarveid nagu lääneriikidel, näiteks Ameerika Ühendriikidel, Ühendkuningriigil, Prantsusmaal ja Saksamaal, on Hiinast ostmine igati mõistlik. Hiina süsteemid on tavaliselt palju taskukohasemad kui Ameerika, Euroopa või Vene analoogid ning Hiina oskab oma uuendusi hästi reklaamida uljate väidetega ja muljetavaldavate tehniliste näitajatega. Kuid kui nad jälgivad, kuidas Hiina HQ-9 süsteemid ei suuda oodatud tasemel toimida, esmalt Pakistanis, siis Iraanis, võivad need riigid, kes on valinud odavama Hiina varustuse tõestatud lääne alternatiivide asemel, hakata nüüd oma otsuseid kahetsema. Paljud saavad tõenäoliselt just praegu aru, kui vigased, puudulikud ja ebaefektiivsed need seadmed tegelikult on. See omakorda võib viia selleni, et mõned neist riikidest hakkavad lähitulevikus loobuma täiendavate Hiina relvasüsteemide importimisest ning otsivad selle asemel tuge oma kaitsevõimele teistest riikidest, nagu Venemaa või Euroopa Liidu liikmesriigid. See on halb uudis Hiina jaoks ja see pole ainus põhjus, miks kogu see lugu peaks Pekingi muretsema panema. Aasia hiiglane on viimastel aastatel teinud suure numbri sellest, kuidas ta investeerib jõuliselt oma sõjaväkke ning toodab rohkem relvi ja kaitsesüsteeme kodumaal, toetudes palju vähem teiste riikide impordile. Ta on korduvalt näidanud oma uusimaid rakette ja muid sõjalisi uuendusi suurtel paraadidel ja kaitseüritustel. Üritustel on ta oma tehnoloogiaid demonstreerinud, püüdes hirmutada riike, kes võiksid tulevikus talle vastu astuda, näiteks Ameerika Ühendriigid.
aga pole eriti mõtet relvasüsteeme demonstreerida, kui need osutuvad päris lahingutingimustes täiesti kasututeks, nagu HQ-9. Tõepoolest, sellised suure tähelepanuga läbikukkumised ei tugevda Hiina mainet kaitsevaldkonna maailmaliidrina, vaid lõhuvad seda. Äkitselt ei tundu Hiina sõjavägi enam nii hirmuäratav ega muljetavaldav, nagu nad on meeleheitlikult püüdnud näida. Selle asemel on nende puudused kõigile nähtavaks saanud. Puudused nagu hooletu kokkupanek, madala kvaliteediga elektroonikakomponendid, plagieeritud disainid ja lapitekilised plaanid, mis võivad paberil head välja näha, kuid ei anna tegelikus olukorras lahinguväljal tulemusi. Kaasaegne sõjapidamine nõuab tipptasemel tehnoloogiat, sujuvat süsteemide integreerimist ja tarkvara, mis oleks sama arenenud kui riistvara. See võimaldab relvasüsteemidel mitte ainult olla suure löögijõuga ja tulistada tohutuid lõhkepeaga rakette, vaid ka taluda kõrgetasemelisi elektroonilise sõjapidamise taktikaid, mida kasutatakse üle kogu maailma. Pekingi kahjuks näib, et relvasüsteemid, mille kallal nad on töötanud, ei sobi selliseks lahinguks. Paljuski sarnaselt Venemaaga näib, et nad jäävad maha, järgides vananenud filosoofiaid ja olles ajendatud meeleheitlikust soovist pidevalt luua relvi, mis on suuremad, tugevamad ja kiiremad kui need, mis varem on olnud. Kuid keelduvad tegemast vajalikku tehnilist tööd, et muuta sellised relvad tänapäeva konfliktides tegelikult kasutuskõlblikuks. Sest tõde on see, et pole tähtis, kui kiiresti rakett suudab lennata, kui ta ei suuda usaldusväärselt vaenlase kaitsetest mööda pääseda. Samuti ei ole tähtis, kui suur on õhutõrjesüsteemi tegevusraadius või kui palju sihtmärke see suudab korraga jälgida, kui sellel puuduvad maailma tasemel elektroonilise sõjapidamise vastased kaitsevõimed ja muud olulised tehnoloogiad, mis kaitseksid seda, kui näiteks kraulerid tulevad tegevusraadiusesse. Just sellepärast on HQ-9 ebaõnnestumised nii olulised. Asi ei ole ainult selles, et need lasid Ameerika ja Iisraeli rakettidel tabada Iraani sihtmärke, kõrvaldades riigirežiimi juhtkonna ja hävitades suure osa selle kaitsevõimest. See puudutab ka seda, mida see tähendab Hiina jaoks edaspidi. Riigi usaldusväärsus relvaeksportijana on saanud tugeva löögi. Aastaid edaspidi vaatavad ostjad sellele juhtumile tagasi ja kahtlevad igas võimalikus investeeringus Hiina tehnikasse. Liitlased usuvad vähem Pekingi propagandamasinat ja ei võta tõsiselt pööraseid väiteid uusimate raketisüsteemide ja kaitsevahendite kohta. Ka Hiinas endas saavad riigi komandörid, ehkki nad seda avalikult ei tunnista, aegamisi aru, et nende süsteemid pole kaugeltki nii võimsad, nagu väidetakse. See omakorda muudab Hiina rahvavabastusarmee tulevased sõjalised operatsioonid, näiteks võimaliku Taiwani ülevõtmist, palju ohtlikumaks ja riskantsemaks. Hiina sõjalise üleoleku müüt on purustatud ja siit enam tagasiteed ei ole. USA on kasutusele võtnud uue õhurünnakurelva, mis ajab Vene sõjaväe paanikasse, sest nad ei suuda seda peatada. See ei ole uus hüperhelikiirusel rakett, suunatud energiaga relv ega mõni muu mitmemiljoniline ülitäiustatud süsteem, kuigi venelased on mures ka nende USA uusimate süsteemide pärast. Tegemist on hoopis relvaga nimega Lucas One-Way Strike Drone, mis on üks odavamaid ründerelvi USA tohutus arsenaalis ning Venemaal on juba olemas selle hästi tuntud analoog. Aga Lucasel on omadus, mis võib osutuda otsustavaks teguriks Ukraina sõjas ning suuremas kokkupõrkes Venemaa ja USA või NATO vahel. Ja öelda, et venelased on selle pärast mures, on veel leebelt öeldud. Vaatame siis lähemalt Lucast, seda erilist omadust ja kuidas see võib muuta sõjapidamist nii, nagu me seda tunneme. Esiteks, Lucas on lühendsõnadest Low Cost Uncrewed Combat Attack System. Innovaatilise USA kaitsetöövõtja Spectreworksi poolt Arizonas valmistatud Lucas on viimane täiendus USA kasvavas arenenud mehitamata relvastuse arsenaalis. See tegi oma lahingudebüüdi USA ja Iisraeli rünnakul Iraani vastu 28. veebruaril, olles avalikustatud eelmisel juulil ja esmakordselt esitletud detsembris. Esmapilgul on veidi arusaamatu, miks Lucas on Vene sõjablogijate seas nii palju elevust tekitanud. See droon liitub kasvava USA odavama otsa mehitamata ründelennukite arsenali hulka, kuhu kuuluvad ka Raytheoni Coyote, Andurili Roadrunner, Switchblade 600. Ja kui laiendada, siis ka BAE Systemsi APKV ES-2, mis on laserjuhitava raketi ümberehitamise komplekt. 70 mm hüdra 70 juhitamatu raketi jaoks. Nagu need süsteemid ja nagu nimigi ütleb, on Lucas mõeldud olema odav õhurünnakurelv.
Mereve kapten Tim Hawkins kirjeldas seda järgmiselt. Makses umbes $35,000 platvormi kohta on Lucas odav ja skaleeritav süsteem, mis pakub tipptasemel võimekust murdosa hinnaga võrreldes traditsiooniliste USA kaugmaasüsteemidega, mis suudavad saavutada sarnaseid tulemusi. Midagi üllatavat siin pole. Sõda Ukrainas on ühemõtteliselt näidanud, kui ebapraktiline on kasutada kalleid tippklassi rakette palju odavamate kamikaatsedrooni allatulistamiseks, arvestades nende hinna ja hävitamise suhteid. Tomahawk rakett maksab hinnanguliselt $2 miljonit. Patriot PAC-3 tõrjerakett umbes $4 miljonit. AGM-158 Jasmer rakett 1 $2 miljonit. Isegi Switchblade 600 droon maksab umbes $120,000. Nendega võrreldes on $6,000 Lucase eest märksa taskukohasem. Neid on ka palju kiirem toota kui ühtegi eelmainitud raketti, mis teeb varude kasvatamise ja täiendamise lihtsamaks. Nii et mitte kasutusviis ise ole nii innovaatiline. Tegelikult näib esmapilgul Lucase kõige eristuvam omadus olevat see, et see on haruldane kaasaegne näide sellest, kuidas USA on mõne suure vastase relvasüsteemi pöördprojekteerinud. See vastane on Iraan ja Lucas on pöördprojekteeritud versioon Iraani kurikuulsast Shahid 136 droonist. See on märkimisväärne, sest ajalooliselt on see tavaliselt olnud vastupidi. Juba 1970. aastatel olevat Iraan pöördprojekteerinud oma Tufani tankitõrje juhitava raketi USA PGM-71 TOW raketi põhjal. Selle Almasi arenenud rakettide perekond töötati välja, pöördprojekteerides Iisraeli Spike MR rakette, mille Hezbollah hõivas Liibanonis 2006. aasta Liibanoni sõja ajal. Arvatakse, et Iraan on samuti ehitanud vähemalt 5 radarit vältivat droonimudelit nagu reaktiivmootoriga Shahid 171. See morg pöördprojekteerides Lockheed Martini RQ-170 Sentinel drooni. Droon oli Afganistanist üle piiri eksinud ja maandus Iraanis 2011. aastal. Shahid 136 oli peaaegu kindlasti Iraani enda pöördprojekteerimise tulemus. Tundub, et see on tuletatud Iisraeli IAI HAPI antiradari tiirlevast laskemoonast, mis omakorda pärines 1980. aastate Saksamaa disainist nimega DAR, mis tähendab D-Drone antiradar ehk antiradari droon. Nüüd on USA olukorra ümber pööranud, pöördprojekteerides Iraani kõige laialdasemalt kasutatava panuse moodsasse sõjapidamisse, Shahid 136. Ja et irooniat veelgi rohkem Iraani nina alla hõõruda, osutus Lucase esmakordne kasutamine lahingus olevat just Iraani enda vastu. 2025 aasta mais kiitis president Donald Trump Shahedi kvaliteeti ja odavat tootmist, nimetades seda väga heaks, kiireks ja surmavaks. Ta kritiseeris USA tootjaid, et nad ei suuda samaväärset toodet valmistada. Seejärel näib, et USA sai Ukrainast ühe alla kukkunud versiooni ja pöördprojekteeris selle. Venemaa on alates 2022 aastast piinanud Ukrainat ulatuslike Shahidide ja oma kodumaise Jerini analoogi rünnakutega. Ukraina on siiski alla toonud tuhandeid ning vähemalt üks terve Shahid näib olevat üle antud USA-le. Tulemuseks on Lucas, mis on enam-vähem sama drooni USA analoog. Lucas ilmus esmakordselt Spectreworksi droonidisainina nimega FLM-136. See number viitab selgelt tema Iraani päritolule. Kuigi Lucase täpsed tehnilised andmed pole veel avalikustatud, on FLM-136 maksimaalseks lennukauguseks märgitud 444 meremiili ning see suudab õhus püsida kuni 6 tundi. Selle kogukandevõime, välja arvatud kütus, on 40 naela ning see liigub kruiisikiirusel umbes 74 sõlme maksimaalse kiirusega kuni 105 sõlme. Lucas tehnilised andmed tõenäoliselt vastavad prototüüpidele või ületavad neid, kuid need on umbes samad, mis algsel Iraani Shahedi ja Vene Jerini droonil ning mõnel juhul isegi kehvemad. Näiteks kui Iraan esitles Shahid 136 drooni 2021 aastal, oli selle hinnanguline lennuulatus 940 kuni 1240 miili, mis on 2–3 korda suurem kui FLM-136 oma. Ja Venemaa on seejärel toonud turule selle platvormi täiustatud versioone oma tohutustehasest Alabugas Tatarstanis, sealhulgas reaktiivmootoriga Jerin 3. See tähendab, et Lucas pole venelaste jaoks sugugi tundmatu suurus.
Venemaa on alates 2022 aastast saatnud Ukraina pihta hinnanguliselt 50 000 Yerin Shahid drooni. Mis on siis selles Lukases, mis paneb Vene sõjaväe kõrgemad ohvitserid külma higi valama? Lühidalt öeldes Starlink. Varsti pärast uudist, et USA kasutas Lukas droone Iraani vastu, hakkasid Vene sõjablogijad jagama Pentagoni poolt detsembris avaldatud videomaterjali Lukase merel tehtud katsetusest. Selles katsetuses tulistas USA merevägi Lukas drooni välja Independence-klassi rannikuvõitluslaevalt USS Santa Barbara. Logijad keskendusid drooni peal asuvale iseloomulikule sidekastile. See kast on selgelt Starlinki terminal või, mis oleks Venemaa jaoks veelgi hullem, Starlinki peale ehitatud USA spetsiaalse sõjalise satelliitsidevõrgu Starshieldi terminal. Mõjukas Vene Telegrami kanal Rybar, millel on üle 1 miljoni jälgija, võttis üldise mure lühidalt kokku. See, mis oli vältimatu, on juhtunud. Starlinki terminalid on paigaldatud Ameerika Yerini-laadsetele Lukase droonidele, võimaldades häirekindlat suhtlust kõikjal maailmas, kus Elon Muski võrk töötab. Mida see tähendab? No, Ribari sõnul suureneb vaenlase droonirünnakute tõhusus suurusjärgu võrra. Sõjast kinnisideeks saanud kanal oli sama mures. Mida me näeme, nad kirjutasid. Starlinki vastuvõtu antenn, mis võimaldab droonil, kui seda alla ei lasta, olla täpselt sihtmärgile juhitud ja ühenduses kuni viimase hetkeni. Nüüd on Starlinkist juba üha enam saanud sõna, mis sajab Vene presidendi Vladimir Putini marru. Starlink on juba ammu olnud Ukraina sõjaväe sidekeskmes, eriti lahinguväljal. 2025 aasta jooksul oli Venemaa üha enam kasutanud Starlinki süsteemi, tuues isegi välja Starlinki abil juhitavad Yerini droonid. See lõppes järsult, kui Starlink lõpetas veebruaris Venemaa Starlinki ühenduse, lõpetades sellega Venemaa katsetused, põhjustades kaose, kui side kokku kukkus ning viies rünnaku seiskumiseni ja Ukraina jõuliste vasturünnakuteni. Kuid kuigi see on tõhus suhtlusvahendina, seisneb selle suurim väärtus droonide puhul selles, et Starlinki abil juhitavad droonid on praktiliselt häirimatud. Nüüd on üks peamisi viise droonide vastu võitlemiseks nii Ukraina kui ka Venemaa jaoks elektroonilise sõjapidamise ehk EW kasutamine, et segada signaale, mis juhivad droone sihtmärkideni. Segamissignaalid põhjustavad droonide eksimist, ohutut allakukkumist või isegi vastaspoole poolt ümbersuunamist ja kinnipüüdmist. Enamik FPV ja suuremaid rändavaid kamikaatsedroone kasutavad juhendamiseks GPS-i või Venemaa puhul selle analoogi GLONASS-i. Seega on nii Ukraina kui ka Venemaa vajaduse sunnil omandanud sedalaadi GPS-i vastase elektroonilise segamise oskuse ja täiustavad pidevalt oma võimekust. Legendaarse Ukraina elektroonilise sõjapidamise spetsialisti Sergei Beskresnovi kutsungiga Flash sõnul võtsid venelased kõik meie peamised droonitüübid trofeedena kinni. Muidugi uurisid nad kogu meie droonide elektroonikat, sidesüsteeme ja navigatsioonisüsteeme. Kuid Starlinki juhitavad droonid on elektroonilise sõjapidamise süsteemidele tõeline õudusunenägu, sest nagu ka Vene sõjablogijad kinnitavad, on neid palju raskem alla tuua kui GPS-iga juhitavaid droone. See on signaalide küsimus. GPS, GLONASS ja teised navigatsioonisatelliidid töötavad keskmise kõrgusega orbiidil ehk MEO-l. See on umbes 12 500 miili maa kohal. Neid satelliite on orbiidil suhteliselt vähe. 31 GPS-i, 24 GLONASS-i, 35 Hiina Beidou ja 25 EL-i Galileo võrgu satelliiti. Sellisest tohutust kaugusest saadavad nad suhteliselt madala võimsusega navigatsioonisignaale ja kitsastes sagedusribades. Kui need signaalid maapinnale jõuavad, on need nõrgad ja just see teebki nende segamise suhteliselt lihtsaks. Segajad toodavad põhimõtteliselt samu sagedusi kasutavaid signaale, mis uputavad GPS-signaali. Kui sinu segaja edastab vastuvõtjale rohkem võimsust kui GPS-signaal, võib see GPS-signaalid summutada ja panna drooni kursil kõrvale kalduma või alla kukkuma. Nii pikal rindel nagu Ukrainas ei ole sul vaja tohutuid signaale tekitavaid segajaid, et saavutada tõhus elektrooniline sõjapidamine laial alal. See ei käi nii. Tegelikult on sul vaja erinevaid segajaid, mis on piisavalt võimsad GPS-signaalide summutamiseks ja mida saab laiali paigutada rindejoonele.
Venemaa lahendus on olnud välja arendada mobiilsete veokitele paigaldatud segajate park nagu R330-0ZH, Zytel RL257, Grushuka 4 ja RB341V Lear 3. Need on osutunud üsna tõhusaks droonide ja isegi GPS-juhitavate rakettide, näiteks JDAM-i vastu, mille signaalid jäävad täpselt Zyteli tööulatusse. Just sellised detailid muudavad sõjasaate teistest sõjateemalistest kanalitest eristuvaks. Telli kanal ja lülita kindlasti teavitused sisse, et sa ei jääks kunagi ilma viimastest uudistest, maailma kõige olulisematest, kuumadest punktidest. Ukraina muudab pidevalt sagedusi, mida ta kasutab droonide juhtimiseks. Sama teeb ka Venemaa, luues lõputu meetmete ja vastumeetmete mängu, kus mõlemad pooled kohanevad. Mõnikord on ühe poole droonidel ülekaal, samal ajal kui teine pool leiab viisi, kuidas oma segamise vastumeetmeid kohandada. Või nagu Vene komandör Ishtuganov ütleb, vaenlane mängib sagedustega. Me seadistame oma elektroonilise sõjapidamise süsteemid ümber. Vaenlane hakkab meid elektroonilise sõjapidamisega maha suruma. Me läheme üle teistele sagedustele. Kõik see on võimalik tänu nende kaugete MEO-satelliitide nõrkadele signaalidele, kuid Starlink on hoopis teine lugu. See tekitab Venemaale probleemi, mille vastu tal praegu ega ka lähitulevikus pole mingit vastumeedet. Seda ei saa segada. Erinevalt navigatsioonisatelliitidest töötab Starlink madalal maaorbiidil ehk LEOl. Satelliidid ei asu tuhandete miilide kaugusel maast. Need tiirlevad umbes 341 miili kõrgusel maa kohal. Praegu on orbiidil umbes 10 020 Starlinki satelliiti. Maagilise 10 000 piirini jõuti 17. märtsil 2026, kui Falcon 9 rakett startis California Vandenbergi kosmosejõudude baasi Space Launch Complex 4 Eastist ja viis orbiidile veel 25 satelliiti. Starlink on tegelikult alates 2019. aasta maist orbiidile saatnud kokku 11 529 satelliiti, kuid osa neist on olnud asendused mittetöötavatele ja deorbiidile suunatud kosmoseaparaatidele. Need satelliidid kihutavad ümber maa kiirusega ligi 17 000 miili tunnis, moodustades võrgustiku, mis katab kogu planeedi ning tagab peaaegu kõikjal maa pinnal pideva levi. See tekitab kaks suurt probleemi Venemaa jaoks, aga ka näiteks Iraani, Hiina või ükskõik millise teise vastase jaoks, kes soovib Starlinki juhitavat drooni alla tuua. Esiteks ei saa iga Starlinki terminal signaali ühest ainsast Starlinki satelliidist nagu vanakooli satelliidi taldrik. See põrkab pidevalt erinevate võrgus olevate seadmete vahel, kui need üle taeva liiguvad. Igal ajahetkel vahetab iga terminal tõenäoliselt satelliitide vahel lühikeste ajavahemike jooksul. See tähendab, et Venemaa ei pea segama ainult ühte signaali ühel suunal. Ta peab tabama liikuva võrgu peal olevat liikuvat sihtmärki. Teiseks, kuna Starlinki satelliidid on maale palju lähemal kui GPS-satelliidid, on signaal vastuvõtjas palju tugevam. Seega vajab Venemaa palju võimsamat segajat, et signaali häirida ja summutada. See pole kindlasti Venemaa võimetele üle jõu ühe ainsa satelliidiühenduse puhul, isegi tugevama signaaliga. Aga üritada segada tervet võrku, kus on üle 10 000 satelliidi, mis liiguvad kiirusega üle Mach 22, on hoopis teistsuguse tasemega probleem. Praegusel hetkel on see ka täiesti ületamatu. Drone'id segamine ei ole enam lihtsalt segamisveoki rindejoone lähedale toomine. Sul on vaja tohutut hulka palju võimsamaid segajaid, eriti kui terminal kasutab suunavat antenni ja kaasaegset signaalitöötlust, nagu tõenäoliselt kasutab ka Lucas. Selle asemel, et segada nõrku signaale, mis jõuavad üksikute vastuvõtjateni, peab Venemaa nüüd ületama sagedushüpetega pidevalt vahetuva multisatelliitühenduse, mis muudab geomeetriat enne, kui sa jõuad sellele jälile saada. See on tehniliselt teostatav suuremas mahus, kuid vajalik maht on peaaegu kindlasti kaugelt üle Venemaa võimete lähitulevikus. Mõned Hiina sõjaväe uurijad viisid läbi simulatsioone, et hinnata, kui palju segajaid oleks vaja Starlinki ühenduse mahasurumiseks Taiwani kohal. Selle võrgu mahasurumine oleks tõenäoliselt oluline osa igas edukas Hiina sissetungis. Simulatsiooni tulemusel jõuti järeldusele, et täielikuks katvuse mahasurumiseks oleks vaja vähemalt 935 sünkroniseeritud suure võimsusega õhus asuvat segajat.
Teise võimalusena, kui kasutada väiksema võimsusega süsteeme, võib Hiina vajada sarnase efekti saavutamiseks ligi 2000 segamisdrooni. Kui see Ukrainale üle kanda, kus rindejoon on 500 kuni 750 miili pikk, vajaks Venemaa tõenäoliselt tuhandeid veokitele paigaldatud segajaid, et nende katvus üldse kokku ulatuks. Kui arvestada veel miljoneid ruutmiile Venemaa territooriumil, mida tuleks kaitsta Ukraina kaugmaa Starlinki toel toimuvate droonirünnakute eest, siis on näha, kui ületamatu see probleem tegelikult on. Starlinki kasutatav high-aspect modulatsioon teeb signaalide segamise juba niigi palju keerulisemaks protsessiks kui GPS-i puhul. See edastustehnika jaotab signaali laiale sagedusalale mustriga, mis muutub pidevalt vastavalt krüptograafilisele võtmele, mida jagavad ainult terminal ja võrk. See tähendab, et kui sa segad ühte sagedusala osa, siis on suur tõenäosus, et tabad lihtsalt müra. Isegi kui sa kogud piisavalt seadmeid ja tohutu võimsuse, et segada kogu sagedusala, seisad sa ikkagi silmitsi krüpteerimise ja võtmel põhinevate modulatsioonimustritega, mida sa ei suuda ette ennustada ilma võtmehaldussüsteemile ligipääsuta. Ja need, nagu arvata võib, on rangelt savastatud. Lõppkokkuvõttes vajaks Venemaa palju suuremat ja võimsamat segajate laevastikku, kui ta on Ukrainas seni näidanud. See läheks tõenäoliselt maksma vähemalt $100 miljardeid. Riigi jaoks, mis juba niigi vaevleb sõja rahastamisega, oleks see tõenäoliselt peaaegu võimatu. Pea meeles, et Ukraina on elektroonilise sõjapidamise varustust hävitanud kaugeltki mitte vähe. Tegelikult muudavad nende poolt kiiratavad signaalid need Ukraina droonide, rakettide ja suurtükiväe rünnakute jaoks teatud määral lihtsaks sihtmärgiks. Sõltumatu veebisait Oryx Spionkop, mis jälgib Venemaa varustuse kaotusi visuaalse kinnituse meetodil, on registreerinud vähemalt 94 Venemaa segamis- ja pettesüsteemi, mis on alates 2022 aastast Ukraina poolt rivist välja löödud. Seega ei peaks Venemaa mitte ainult mobiliseerima tohutuid rahalisi vahendeid, ressursse ja tööjõudu vajaliku mahasurumistaristu loomiseks, vaid peaks ka suutma neid piisavalt kaua töös hoida, et need oleksid tõhusad. Need probleemid süveneksid veelgi, kui USA kasutaks Starlinki asemel Starshieldi võrku. Starshield on spetsiaalne võrk, mille SpaceX ehitas 2022 aastal spetsiaalselt USA sõjaväe jaoks. Ettevõtte pressiesindaja sõnul pakub see täiendavat turvalisust ja krüpteerimist valitsuse ja sõjaväe kasutuseks riikliku julgeoleku operatsioonides ning kasutab USA valitsusele kuuluvaid ja nende kontrollitavaid satelliite. Võrk hõlmab vähemalt 183 spetsiaalset Starshieldi satelliiti, millel on täiustatud turvalisus, maa seireandurid ja pardale paigutatud kasulikud koormad, lisaks turvaline krüpteeritud side Starlinki olemasoleva infrastruktuuri kaudu. Kui USA rakendab Starshieldi ühendusi Lucasel, muutub Venemaa ülesanne nende segamisel veelgi võimatumaks. Starshieldi krüpteerimine, autentimine ja võtmehaldus on tugevamad ja rangemalt kontrollitud, mis muudab võltsimise veelgi raskemaks ja segamise palju kulukamaks. Aga Venemaa jaoks läheb asi veel hullemaks, palju hullemaks. Seda sellepärast, et Venemaa ei pea muretsema ainult Lucase droonide pärast. Starlinki või Starshieldi ühendused võiksid põhimõtteliselt olla paigaldatud peaaegu igale raketile ja droonile USA arsenalis, kui aerodünaamilised piirangud seda võimaldavad. Kujutage ette Starlinkiga ühendatud Tomahawk või HIMARS-eid. Venelased on seda juba ette kujutanud ja muutunud selle mõtte peale lausa rohekaks. Nagu Vene sõjablogija Vene insener kurdab, saab kõiki neid kaugmaa löögisüsteeme juhtida ükskõik kust planeedil ning saavutama sama täpsuse nagu FPV droonid sõna otseses mõttes läbi akna. See pole lihtsalt areng sõjanduses, vaid tõeline revolutsioon, märgib postitus. Ja sellega on raske vaielda. Mida saab Venemaa selle vastu teha? Aastate jooksul on pidevalt külvatud hirmu, et Venemaa arendab antisatelliitrelvi, mis suudaksid vaenulikke satelliite nende orbiidil hävitada. Aga isegi kui sellised relvad eksisteerivad, tähendab Starlinki võrgu tohutu suurus ja kiirus seda, et märkimisväärse kahju tekitamiseks kuluks tohutult aega ja raha. Nagu tuntud Vene blogija Dmitri Kornanikini märgib, unustage Nõukogude lood orbiidile puistatud naeltest, mis pühivad minema satelliitide rühmad. See võib töötada sadade, aga mitte kümnete tuhandete satelliitide vastu. Seega praegu lahendust ei ole ja paanika on tuntav. Raibad nõuab, et Kreml alustaks kohe tuhandete Starlinki satelliitide hävitamise vahendite väljatöötamist. Seda tuleb rahastada kõige kõrgema prioriteedina.
Kust see raha peaks tulema, seda nad ei täpsusta. Sõjast haaratud annab sünge prognoosi. Kui me aasta jooksul ei leia lahendust selle satelliitide konstellatsiooni vastu, siis lähevad asjad meie jaoks väga halvasti, kirjutasid nad. Selle auandes on Venemaa katsetanud Starlinki segamistehnoloogiat ja võib-olla on neil juba olnud ka mõningast edu. 2024 aastal hakkas Ukraina sõjavägi teatama Starlinki ühenduste katkestustest, kusjuures sõjaväelased omistasid need häired Venemaale, kes katsetab erinevaid mehhanisme. Lekkinud USA sõjaväedokumendid viitavad, et need häired võivad olla põhjustatud süsteemist nimega Tobol, mis algselt loodi Vene satelliitide kaitsmiseks segamise eest. Tundub, et Venemaa arendab ka uuemat ja keerukamat süsteemi nimega Kalinka. See süsteem on spetsiaalselt loodud tuvastama ja häirima signaale Starlinki satelliitidele ja neilt, et segada Ukraina droonide ja sõjaväe sidetööd. Andrei Bezrukov, Venemaa mehitamatesüsteemide ja tehnoloogiate keskuse direktor, mis arendab seda süsteemi, ütles riigimeediale, et niinimetatud Starlinki tapja suudab tuvastada ka Starshieldiga ühendatud sideterminale. Peame ootama ja vaatama, kas need süsteemid osutuvad tõhusaks või on need pigem nagu Vene tankid. Aga võib väga hästi olla, et Venemaa ja Hiina kõige tõhusam vastus on hoopis see, et kui sa ei suuda neid võita, siis liitu nendega. Mõlemad riigid üritavad meeleheitlikult omaenda Starlinki analooge käivitada. Venemaa arendab Zorkit, kodumaist Starlinki konkurenti, mille terminalide seeriatootmine peaks algama 2026. aastal ja plaanis on üle 300 satelliidi 2027. aastaks. Hiina arendab omalt poolt laser- ja mikrolainetel põhinevaid antisatelliittehnoloogiaid, et vastanduda Starlinkile ja Starshieldile ning arendab ka mitmeid suuri satelliitide rühmi. Tianfani ehk 1000 müügivõrgustikul on juba umbes 100 satelliiti orbiidil ning eesmärgiks on 15 000. Kualwangi ehk Satneti võrk on hetkel testimisel ning plaanis on 13 000 satelliiti. Honghu 3 võrk, mis on praegu planeerimisjärgus, peaks lõpuks tööle hakkama umbes 10 000 satelliidiga. USA kosmoseväel on kasutada sidesegamissüsteem, Meadowlands ja kaugmoodulterminalid, mis suudavad vaenlase satelliitide üles ja alla linke segada. Kuna need süsteemid pole veel pidanud tegelema Starlinki-laadsete Vene ja Hiina ohtudega, pole selge, kuidas nad nende vastu hakkama saavad. Iraani režiimil pole enam kuhugi peituda. Nende õhutõrje on purustatud ja USA on saavutanud õhuülekaalu taseme, mida operatsioonis Eepiline raev polnud varem nähtud. Kuidas me seda teame? B-52 pommituslennukid on õhus ja lendavad maismaa kohal. Nad heidavad alla midagi, millest Iraan ei suuda taastuda ja teevad seda ikka ja jälle, et käivitada ahelreaktsioonina kokkuvarisemine. Praegu on Iraani kohal tulekerad, kui B-52 pommituslennukid jahivad Iraani viimaseid punkreid, et need täielikult hävitada. See on Ameerika õhustrateegias tohutu muutus. Ja tälle on välja kuulutanud mitte keegi muu kui ühendatud staabiülemate esimees, USA õhuväe kindral Dan Kane. 31. märtsi briefingul Kaitseministeeriumile avaldas Kane, et USA on nii kindel oma õhuülemvõimus Iraani taevas, et kasutab esimest korda selles kampaanias B-52 pommitajaid maismaa kohal. Need külma sõjaaegsed pommitajad, mis võeti kasutusele 1961 aastal, võimaldavad USA läbi viia Iraani punkrite ja sõjaliste sõlmpunktide vastu intensiivsemaid pommirünnakuid kui kunagi varem. Ja need saavad lennata, sest operatsiooni Eepiline raev esimesed 30 päeva on teinud nii head tööd Iraani kihilise õhutõrjevõrgu purustamisel, mille eesmärk oli just selliste õhuplatvormide saabumist takistada. Kane tegi selle kõik väga selgeks oma avaldusega öeldes. Arvestades õhuülekaalu kasvu, oleme edukalt alustanud esimesi maismaa B-52 missioone, mis võimaldavad meil jätkuvalt vaenlase üle kontrolli saavutada. Need maismaa missioonid hõlmavad GBU-31 punkri lõhkuvate laskemoonade kasutamist, mis toovad kaasa 2000 naela jagu hirmuäratavat tulejõudu. Need pommid langevad praegu Isfahani võtmekohtadele, nagu te varsti avastate, kui vaatamist jätkate. BBC teatab, et terase pilguga sõjavaatlejad võisid märgata, et midagi sellist oli tulemas. See ütleb, et vihjeid sellele viimasele arengule Ameerika kampaanias nähti RAF Fairfordis, kus B-52 pommitajad on paigutatud ettevalmistuseks rünnakuteks Iraani vastu. BBC sõnul nähti vaid mõni päev enne Kane'i avaldust, kuidas B-52D ja teised lennukid tõusid õhku sellest Ühendkuningriigi lennubaasist, pardal just neid JDAM tüüpi pomme, mida me nüüd näeme Iraani kohal alla visatavat.
Kane paljastab, et USA on samuti üle läinud dünaamilise sihtimise strateegiale, mis tähendab, et kõigile lennukitele antakse lennuajal uusi sihtmärke ning mõnel juhul peavad nad ise sihtmärke leidma ja ründama. Kõik see näitab meile, et USA'l ei ole enam lihtsalt õhu ülekaalu Iraani üle, vaid neil on täielik õhu ülemvõim. Lõppude lõpuks ei ole see esimene kord, kui B-52D kasutatakse Iraanis. Juba operatsiooni Eepiline raev alguses, 4. märtsil, teatas Military Times, et USA kasutas oma vanimat pommitajat Iraani ründamiseks. Aga kui see on nii, siis mis teeb selle, mida me praegu näeme, nii oluliseks? Vastus on miski, mis on Iraani muutnud, ja seda muutust võib näha ühes võtmesõnas, mida Kane kasutas, kui ta teatas veel B-52 pommitajate saabumisest maismaad mööda. Varasemad B-52D olid relvastatud kaugmaa laskemoonaga, nagu AGM-158 Jasmer tiibrakett, mitte aga punkripurustuspomidega, mida nad nüüd Iraani kohal heidavad. See tähendas, et USA pidas vajalikuks olla oma vanemate pommitajatega operatsiooni Epic Fury varasemas faasis siiski ettevaatlik. Nad pidid ründama kaugelt, mitte lähedalt ja vahetult. Tõenäoliselt toimus enne seda nii, et Ameerika varghävitajad nagu F-35 ja F-22, mis olid varustatud anduritega, leidsid B-52D-le ohutuid õhukoridore. B-52D saabusid, andsid oma laskemoona ära ja lendasid siis minema enne, kui Iraani õhutõrje suutis neile järele jõuda. Nüüd on olukord teistsugune. B-52D lendavad maismaa kohal, mis tähendab, et nad tungivad sügavale Iraani õhuruumi mandri kohal. Õhuülekaal, mis võimaldas varasemaid B-52 rünnakuid, on arenenud õhuülemvõimuks, mis teeb need maismaa kohal toimuvad rünnakud võimalikuks. Ja Iraanis on üks linn, mis tunneb B-52 järgmise kasutusetapi valu rohkem kui ükski teine. Esfahan. Linn on juba kuulus selle poolest, et seal asuvad maa-aluse tuumarajatised, mida USA on varem rünnanud massiivsete punkripurustuspommidega. Kõige märkimisväärsemalt kasutasid ameeriklased B-2 Spirit Stealth pommitajaid, mis olid varustatud 30 000 naelaste massiivsete läbistuslõhkepommidega, et hävitada Isfahani tuumarajatised operatsiooni Midnight Hammer ajal 2025. aasta suvel. Need rajatised jäid piisavalt hästi terveks, et Isfahanist sai tõenäoline koht, kus Iraanil on endiselt rikastatud uraani, mida võiks kasutada tuumarelva ehitamiseks. Kuid lisaks nendele tuumarajatistele asub Isfahanis veel mitmeid teisi sõjalisi keskusi ning just neid hakkamegi nüüd nägema, kuidas USA B-52D sihikule võtavad, kui nad liiguvad sügavamale sisemaale. Kaadrid näitavad seda. Iraanist ilmub mitmeid videoid pommirünnakutest, mis põhjustavad plahvatuste ahelreaktsioone ühes riigi tähtsaimas linnas. AP News jagas mõningate nende videote kompilatsiooni. Kõik need on filminud pealtnägijad linnas. Üle 40 sekundi näeme ikka ja jälle sama asja kordumas. Maad raputavad plahvatused paiskavad tohutuid tulepalle taevasse, millega kaasnevad suured suitsupilved. Mõnel juhul näeme terveid plahvatuste ahelreaktsioone, mis viitab kas mitme pommi langemisele või maapinnal hävitatavate laskemoonade põhjustatud teisestele plahvatustele. USA ei pelga seda kaadrit ise jagada. USA president Donald Trump on kasutanud oma Truth Sociali kontot, et jagada kaadreid löökide ahelreaktsioonist, mida on lühidalt näha AP Newsi videos. See video pikem versioon paljastab samuti potentsiaalselt sihtmärkide tüübid, mida USA on rünnanud pärast seda, kui nad on toonud oma B-52 pommitajad Isfahani kohale. Plahvatuste suuruse ja iseloomu põhjal näib tõenäoline, et Ameerika pommid on tabanud tugevalt kindlustatud maa-alust laskemoonaladu Iraani võtmelinnas. See viitab punkrilõhkujate kasutamisele, millest räägime kohe lähemalt. Jäädes korraks Isfahani juurde, toetab mõtet, et USA tabas linna üht laskemoonaladu oma B-52 pommitajatega. Asjaolu, et Isfahanis asub tohutu raketikompleks. Tuumaohu algatus ütleb, et see kompleks on Iraani suurim rakettide kokkupaneku ja tootmise koht ning see ehitati 1980. aastatel Hiina ja Põhja-Korea abiga. Just siin on Iraan arendanud Shahab-4 süsteemi, mida paljud läänes usuvad olevat mõeldud Iraani kaugmaarelvade kanderaketiks. Tuumaohu algatus ütleb, et Iraan ehitab Isfahanis ka M-klassi rakette ja Hiina Hawk-2 Sidious rakette. Kõik see ütleb meile, et selles Iraani linnas on maa all palju lõhkeainet ja laskemoona peidus. Ja see toob meid tagasi punkrilõhkujate juurde. Al Jazeera andmetel pole USA piirdunud oma B-52 pommitajate rünnakutega ainult Isfahaniga. Sihtmärgiks on olnud ka Teheran ja mitmed teised Iraani linnad, näiteks Garage, kus asub mitu tööstuspiirkonda. Kuid just Isfahani kohal kasutatud punkrilõhkujad, tõenäoliselt need samad 2000 naelased pommid, millest varem rääkisime, pälvisid kogu tähelepanu.
Lisaks neile, mida oleme seni jagatud kaadrites näinud, väidab Al Jazeera, et USA heitis mitu oma võimsat punkrilõhkujat Isfahani ümbritsevatesse mägipiirkondadesse, mis põhjustas veelgi rohkem teiseseid plahvatusi, ilmselt seetõttu, et Iraani laskemoona ja raketivarud süttisid. Sama väljaanne lisab, et USA pommirünnakute käigus on sihikule võetud ka Iraani tööstusliku infrastruktuuri võtmekohti, nagu terasetootmistehased, naftakeemiatehased ja isegi tuumarajatised. Nii et USA liigub üle ainult sõjaliste sihtmärkide ründamiselt selle poole, et kasutada oma B-52 lennukeid Iraani tootmisvõimekuse hävitamiseks. Operatsioon Eepiline raev muutub üha kurnavamaks kampaaniaks ja B-52 lennukid on selle keskmes. Kuid need võivad olla ka millegi muu keskmes, mis on kõiki ootamatult tabanud. Aga enne kui me selleni jõuame, vaatate te sõjasaabet. Kui see on selline ülevaade, mida soovite näha, siis veenduge, et olete kanali tellinud. Tagasi selle juurde, mida keegi Isfahanis ette ei näinud. Ma mainisin varem, et Isfahan näib olevat kõige tõenäolisem rikastatud uraani ladustamiskoht. Mõned usuvad, et Iraan hoiab seda uraani selleks, et säilitada oma ähvardus arendada räpast pommi. Iraanil on peaaegu 1000 naela seda uraani, mis on rikastatud nii, et 60% sellest on lõhustuv isotoop U-235 ning selle viimiseks tuumapommi jaoks vajaliku 90% rikastusastmeni pole enam palju vaja teha. USA ei taha, et Iraanil oleks see uraan. USA tahab Iraani tuumavõimekust nii väga ära võtta, et levivad kuulujutud, nagu valmistaks USA ette julget maapealset kampaaniat, mille käigus maanduksid eriüksused Isfahanis. Kuulujuttude kohaselt oleks nende üksuste ülesandeks Iraani uraani väljatoomine linna maa-alusest tuumapunkrist ja seejärel lahkumine, mitte aga koha hoidmine. See on julge plaan, millega kaasneb palju ohtusid. Iga minut, mille USA väed veedavad Isfahani objektil, on minut, mil nad on haavatavad Iraani rakettide ja droonide suhtes. Siin tulevadki mängu B-52 pommitajad. Winnet News väidab, et pürotehnika, mis on saatnud rünnakuid Isfahanis, on küll muljetavaldav, kuid need võivad olla mõeldud selleks, et varjata Ameerika tõelisi eesmärke. See viitab sellele, et praegu linnas toimuv võib olla USA koordineeritud katse matta Isfahanis arvatavalt hoitav rikastatud uraan. Mõte oleks siin kasutada punkripurustuspomme, nagu need, mida B-52 pommitajad kannavad, et variseda kokku tunnelid, mis viivad Iraani uraanihoidlate juurde. Kui USA-l see õnnestub, ütleb Winnet, muudaks see need kohad Iraani jaoks vähemalt aastaks või kauemaks kättesaamatuks, mis omakorda tähendab, et USA ei peaks riskima eriüksuste saatmisega ohtliku materjali eemaldamiseks. See on teooria, mis hakkab tunduma loogiline, mida rohkem sellele mõelda. Kõik punkripurustuspommid, mille kohta meil on tõendeid, näivad sihivad plahvatusohtlikke kohti, nagu Iraani laskemoonalaod. Need, mis on mõeldud Isfahani tunnelivõrgustike kokkuvaristamiseks, oleksid olnud palju raskemini märgatavad. Need tungiksid maa alla ja plahvataksid, põhjustades ilmseid tagajärgi, kui oled sündmuskohale lähedal. Kuid kui tunnelid kokku varisevad, ei purska tohutud tulekerad taevasse. Näed suitsu ja rususid muidugi, aga mitte pürotehnikat. Kas need palju tähelepanu pälvinud B-52 rünnakud võisid olla katteks sellele, mida USA tegelikult oma B-52 pommitajatega Isfahanis teha tahtis? Winnet näib nii arvavat. See väidab, et USA pommitajad koordineerisid oma rünnakuid hoolikalt, nii et tunnelid varisesid kokku ilma uraani ennast hävitamata, mis selle väljaande sõnul on nüüd lukustatud 100 meetri ehk peaaegu 330 jala paksuse kivikihi alla. Võib-olla näitavad lähenevad päevad, et USA saavutas palju rohkem, kui need juba muljetavaldavad ja väga ilmsed tulemused, mida me seni näinud oleme. Iraan on omalt poolt püüdnud vastata Ameerika B-52 rünnakule Isfahanis. Times of India teatas oma 31. märtsi raportis rünnakute kohta, et Iraan vastas rünnakutele, tulistades raketivalangu Iisraeli suunas, kuigi enamik neist peeti kinni või maandus avatud aladel ning esialgu ei olnud teateid ohvritest. Al Jazeera väidab oma 1. aprilli raportis teisiti, öeldes, et Iisraeli suunas tulistatud Iraani ballistiline rakett tabas sihtmärki ja vigastas selle käigus 16 inimest. Iraan üritab endiselt anda märku, et ta ei kavatse taganeda, isegi kui B-52D lendavad takistamatult nende kohal, kuigi selle sõnumi realistlikkus on vaieldav, arvestades, et USA väidab nüüd, et Iraan otsib relvarahu. Enne kui me selleni jõuame, peame vastama küsimusele, kuidas see kõik võimalik on. Iraani õhutõrjevõrgu hävitamisest on juba laialdaselt teatatud. Vähem kui nädal pärast operatsioonide Eepiline raev ja mürisev joon algust teatasid Iisraeli kaitsejõud, et 80% Iraani õhutõrjesüsteemidest on hävitatud. See oli hea alguspunkt, kuid sellest ei piisanud õhuülekaalu saavutamiseks, mis on vajalik praegu nähtavate B-52 maismaalöökide jaoks. See oli hea alguspunkt, kuid sellest ei piisanud õhuülekaalu saavutamiseks, mis on vajalik praegu nähtavate B-52 maismaalöökide jaoks. Nii et USA ja Iisrael jätkavad Iraani õhutõrje järk-järgulist nõrgestamist.
10. märtsiks teatas Kein, et enamik nende kõrgema taseme õhutõrje raketisüsteemidest ei mängi enam rolli, kui rääkida Iraani õhukaitsest. Lisades, et USA hävitajad võivad nüüd suhteliselt karistamatult ringi lennata. See on Iraani jaoks tõsine probleem. Hävitajate karistamatus on muutunud karistamatuseks ka palju aeglasematele ja suurematele B-52 pommitajatele, sest need hävitajad suudavad hävitada Iraani kõige arenenumad õhutõrjesüsteemid. Iraanil olid olemas õhutõrjesüsteemid, mis oleksid pidanud suutma tabada B-52. Bavar 373, mille Iraan ise ehitas, omab maksimaalset tuvastuskaugust peaaegu 200 miili, mis on tunduvalt kõrgem kui B-52 lennulae kõrgus, 50 000 jalga, nagu märgib Army Technology. S-300 PMU-2 õhutõrjepatareid, mille Iraan ostis Venemaalt, peaksid samuti suutma sihtida Ameerika vananevat pommitajat. Probleem on aga selles, et nad ei suuda seda teha. Ja põhjus, miks nad ei suuda, et peaaegu kõik need on hävitatud. USA on nüüd oma õhuülekaalus nii kindel, et B-52D võivad lennata peaaegu kõikjal Iraani silmahirmuta. Me ütleme peaaegu, sest Iraani jääb siiski üksikuid õhutõrjetaskuid. Olgu need siis maapealsed süsteemid või õlalkantavad manpadid, need taskud võivad siiski kujutada ohtu, kuid just siin tulevad appi hävituslennukid, mis saavad karistamatult lennata. Anduriteega varustatud hävituslennukid suudavad neid ohte tuvastada ja hävitada või vähemalt edastada teavet B-52 pilootidele, et nad teaksid, milliseid Iraani piirkondi vältida. On selge, et Iraanil ei ole Isfahanis enam tegelikke õhutõrjevahendeid alles. Selle tõestuseks on B-52D poolt selles linnas korraldatud rünnakute laviin. B-52 uuendused võivad samuti kaasa aidata maismaa rünnakutele, mida me nüüd nägema hakkame. Üks olulisemaid neist on radarite moderniseerimise programm, mille USA õhujõud on välja töötanud vananeva pommitaja jaoks. Business Insideri sõnul muudavad B-52-le paigaldatavad radari uuendused selle tõhusamaks elektroonilise sõjapidamise tehnikate vastu, mis jätab Iraani ilma veel ühest kaitsevahendist. Esimene B-52 lennuk, millel oli see uus radarisüsteem, tegi oma ülelennu 2025 aasta detsembris. Seega võivad Iraani õhuruumis praegu lendavad pommitajad olla sellega varustatud. Kõik see tähendab Iraani jaoks seda, et pommitaja, mille vastu nende kihiline õhutõrjevõrk pidi olema tõhus, saab nüüd lennata kuhu iganes soovib, sest seda võrku enam ei ole. See oli juba probleem siis, kui B-52 kasutati distantsilt kasutatavate relvade kandjana. Oma 70 000 naelase kandevõimega suudab Ameerika vanim pommitaja ühe korraga toimetada rohkem tulejõudu kui miski muu riigi õhuarsenalis. Kuid nüüd ühendatakse see tohutu kandevõime mitmekülgsusega, mis teeb B-52 nii kuulsaks. USA õhujõud ise väidavad, et B-52 suudab kasutada kõige laiemat valikut relvi kõigist USA lennukitest ning lisaks suudab see ka rohkemat toimetada. Gravitatsioonipommid, täppisjuhitavad raketid, J-damid, punkrit läbistavad pommid, kobarpommid, miinid ja isegi tuumalõhkepead saab selle lennumasina peale laadida. Seega tähendab B-52D kohalolek Iraani kohal seda, et Iraan ei tea kunagi, millise probleemiga ta järgmisena silmitsi seisab. Varem operatsioonis Epic Fury olid kasutusel kaugmaa täppisrelvad. Viimastel päevadel Isfahanis paistab, et kasutati punkrilõhkujaid. Homme võib see olla midagi muud. Tegelikult pole võimalik ette aimata enne, kui tulejõud tabab sihtmärki, ja see on Iraani režiimi jaoks suur probleem. Just sellist asja B-52 loodigi. See pole maailma kõige pilkupüüdvam lennuk. Keegi ei vaata seda sama imetlusega nagu F-35 või B-2, mis on mõlemad voolujoonelised, stiilsed ja hiilivõimega. Aga need on USA õhujõudude skalpellid. B-52 on lammutuskuul. Ja riigil, nagu Iraan, puudub täielikult õhutõrje, saab see rusikahoop lüüa ikka ja jälle, sest selle mitmekülgsus võimaldab osaleda Operation Epic Fury dünaamilises sihtmärgistamises, mida Kein ütleb, et USA on nüüd hakanud ellu viima. Iraanil ei ole enam ühtegi tõelist võimalust Ameerika B-52D-ga tegelemiseks ja siin võime näha operatsiooni uut pööret. Me mainisime varem, et USA president Donald Trump on väitnud, et Iraan otsib nüüd vaherahu, kui teab, et B-52D on päevas. Ta on postitanud Truth Socialisse, öeldes järgmist. Iraani uus režiimi president, palju vähem radikaliseerunud ja palju intelligentsem kui tema eelkäijad, on just palunud Ameerika Ühendriikidelt vaherahu. Trump ütleb, et USA kaalub vaherahu, kui Iraan avab taas Hormuzi väina, nii et B-52 väljalennud jätkuvad vähemalt seni. Aga siin on üks konks. Nii nagu siis, kui Trump väitis, et Iraaniga on alustatud läbirääkimisi, kuid Iraan väitis, et USA peab iseendaga läbirääkimisi, ütleb Iraani režiim nüüd, et vaherahu taotlust pole olnud. 31. märtsi raportis teatas AA, et Iraani välisminister Abbas Araghchi ütles, et tema riik ei taotle vaherahu.
Iraan soovib täieliku vaenutegevuse lõpetamist koos garantiidega tulevaste rünnakute vastu ning kompensatsiooni seni USA poolt operatsiooni Epic Fury käigus tekitatud kahjude eest. Tundub väga ebatõenäoline, et USA nõustub nende tingimustega, seega on ilmselt igasugune jutt peatamisest, olgu see siis vaherahu või midagi püsivamat, ennatlik. Või võib-olla ei ole see nii. Veel ühe pöörde käigus on Trump teatanud, et mingit kokkulepet ei pruugi vaja minna. 1. aprilli raportis ütleb BBC, et president usub, et tema riik suudab töö Iraanis lõpetada järgmise 2 või 3 nädala jooksul. See näit tähendavat, et USA on valmis lahkuma, kui ollakse kindlad, et Iraan ei suuda tuumarelva ehitada, sõltumata sellest, kas Iraani režiim soovib läbirääkimistele tulla või mitte. Me oleme nad 15–20 aasta võrra tagasi paisanud. Neil pole mereväge, pole sõjaväge, pole õhuväge, väidab Trump, jättes alles vaid tuumaküsimuse. Võib-olla on B-52D sellele küsimusele vastuseks. Kui nende punkrilõhkujad on kasutusele võetud Iraani tunnelivõrgu kokkuvarisemiseks, nagu Viinet väidab, siis ei pruugi Iraan enam pääseda ligi oma rikastatud uraanile. Veel 2 või 3 nädalat B-52 rünnakuid võiks hävitada tootmisrajatised ja tsentrifuugid, põhjustades samal ajal veelgi rohkem kahju sõjaväele, mille kohta Trump väidab, et see on aastakümneteks tagasi löödud. Võib-olla on nüüd jäänud vaid see, et B-52D hävitavad viimased Iraani punkrid täielikult. Kui neil see õnnestub, siis kokkuleppel pole USA jaoks suurt tähtsust. B-52 pole sugugi ainus vanem õhuplatvorm, mida USA saab Iraanis kasutada nüüd, kui nad on saavutanud õhuülekaalu. Mitmekihilised õhutõrjesüsteemid pidid olema Iraani edu võti. Nende kaitsesüsteemidega oleks USA saanud kasutada ainult oma varkpommitajaid ja hävitajaid. Kõik muu oleks alla tulistatud. Aga need plaanid on ammu maha maetud. Nüüd tegutsevad Iraanis USA AH-64 Apache helikopterid ja A-10 Warthog ründelennukid. Nad annavad Iraani sõjaväele põrgut, täites oma osa selle maa pealt pühkimisel, nii uskumatute rünnakutega, et Iraan ei osanud kunagi arvata, et teda võib niimoodi tabada. Ja kuidas see võimalik on? Sest USA on saavutanud Iraanis õhuülekaalu. Kui sa neid tunned, siis armastad neid, ütles USA sõjaminister Pete Hegseth 26. märtsil, kui ta teatas, et Apache kopterid ja A-10 Warthog ründelennukid lendavad Iraani õhuruumis karistamatult. Ja Apache ründekopterid sooritavad rünnakumissioone Iraani õhuruumis ja kogu Hormuzi räinas oma suva järgi, lisas Hegseth. Ja see näitab meile, et Iraanil ei ole õhutõrjelist vastust USA õhurünnakutele. Need õhusõidukid ei ole üldse varglennukid, tegelikult on asi sellest kaugel. Hegseth kirjeldab neid kui aeglasi ja madalal lendavaid, vähemalt võrreldes näiteks F-35 ja B-2 Spirit varkpommitajaga. Ja juba see fakt üksi näitab, kui kehvaks on Iraani õhutõrje muutunud. Selliseid aeglasi, madalal lendavaid ja lähitoetuse platvorme saadetakse ainult siis, kui vaenlasel pole enam tõsiseltvõetavat õhutõrjet alles, ütles Hegseth oma avalduses. Ja kuigi see võib tunduda julge väitena, on see enamasti tõsi. Apached ja A-10 saavad lennata, sest operatsioonid Eepiline raev ja mürisev lõvi on Iraani õhutõrjele tõsist kahju teinud. 5. märtsiks väitis Iisraeli kaitseväe staabiülem kindralleitnant Bayal Zamir, et 80% Iraani õhutõrjesüsteemidest oli hävitatud või rivist välja viidud esimese 24 tunni jooksul pärast riigi vastu alustatud rünnakuid. See tähendab Iraani jaoks, et neil on alles vaid üksikud õhutõrjepunktid, mis on sageli vaid sõdurid, kes kasutavad õlal kantavaid õhutõrjerelvi, vastuseks rünnakutele, mis saavad läbi kiiremini, kui need sõdurid jõuavad reageerida. USA ja Iisrael on muutnud Iraani kihilise õhutõrje praktiliselt tähtsusetuks. Siiski, Zamiri kommentaarid ei anna täielikku pilti. Iraani õhutõrje probleemid algasid juba ammu enne operatsioonide Eepiline raev ja mürisev lõvi algust. Juba 12. detsembril teatas Forbes, et Iraanil on Iisraeli vastu tõsised õhutõrje puudujäägid ning nagu hiljem teada saime, ka USA vastu. Riigi endine president Hassan Rouhani oli nende kaitsevõimete hindamisel väga kriitiline, öeldes: Iraani taevas on muutunud vaenlase jaoks täiesti turvaliseks. Meil ei ole enam tõelist heidutust. Meie naaberriikide, Iraagi, Süüria, Liibanoni ja Jordaania õhuruumi kontrollivad kõik, Ameerika Ühendriigid ja Iisrael. Teisisõnu, USA'l ja Iisraelil olid baasid Iraanile piisavalt lähedal, et siseneda praktiliselt oma äranägemise järgi juba enne operatsiooni Epic Fury algust. See oli probleem, nagu ka see, et USA ja Iisrael olid juba varem Iraani õhutõrje üle domineerinud. Juunikuu operatsiooni Midnight Hammer ajal, mis viis 12-päevase sõjani Iraani ja Iisraeli vahel, hävitati suur osa Iraani õhutõrjest vaid mõne tunniga. See on probleemide probleem Iraani jaoks.
Kuigi 80% riigi õhutõrje hävitamine võib tunduda muljetavaldav, on tegelik põhjus, miks Iraan pole suutnud nii katastroofiliselt takistada A-10-de ja Apache'de sisenemist oma õhuruumi, see, et need õhutõrjesüsteemid olid kompromiteeritud juba enne, kui need lennumasinad kohale jõudsid. Ajaks, mil algas operatsioon Epic Fury, teatab Army Technology, oli Iraani režiimil alles vaid umbes 100 õhutõrjeheitjat ning tundub ebatõenäoline, et need heited oleksid olnud ühilduvad kõigi nende rakettidega, mida Iraan oleks tahtnud ja vajanud kasutada USA vastu õhurünnakute alguses. Iraan oli alguses peale kaotaja rollis. Veidi üle poole aasta polnud kaugeltki piisav aeg, et taastada oma õhutõrjevõrk sellisele tasemele, nagu see oli siis, kui Iisrael ja USA selle juunis rivist välja lõid. See fakt ongi põhjus, miks Apache'd ja A-10 suudavad nüüd kogu Iraanis sõjalisi sihtmärke kaardilt pühkida. Kui Iraanil oleks õhutõrje, poleks see võimalik. Ainuüksi Apache on tänapäevaste õhutõrjesüsteemide jaoks lihtne sihtmärk. Teeninduslaega vaid 20 000 jalga peaks see olema tabatav isegi vanemate Vene ja Hiina õhutõrjesüsteemide poolt, mis peaksid moodustama Iraani õhutõrjevõrgu. Näiteks S-300, mis me teame, et on Iraanis olemas, suudab väidetavalt avada sihtmärke kuni 19 niili kõrgusel taevas. Tõsi, see näitaja kehtib S-300 kõige kaasaegsema versiooni kohta, kuid see on siiski umbes 5 korda kõrgem kui Apache maksimaalne lennulae kõrgus ning ka süsteemi vanemad variandid suudavad välja lasta rakette, mis ületavad kaugelt Apache teeninduslae. Tõsiasi, et Apache üldse Iraanis lendab, näitab, et Hexathil on Iraani õhutõrje kohta täiesti õigus. Vähemalt suuremas osas on tal õigus. Me ei saa eirata tõsiasja, et 80% ei ole 100%. Iraanil on endiselt mõned õhutõrjesüsteemid, kuigi pole teada, mis need täpselt on ja kus need asuvad. Siiski, nagu Army Recognition märgib, viitab A-10-de ja Apache'de tegutsemine Hormuzi väina kohal sellele. USA on vähemalt loonud suured kohaliku õhuülekaalualad. Ja tõenäoliselt suudab ta hoida need kanalid avatuna elektroonilise sõjapidamise, eelbaaside kasutamise ning kõigi õhutõrjesüsteemide mahasurumisega, mida Iraan üritab USA lennukite vastu kasutusele võtta. Ülekaal areneb samuti ülemvõimuks, mis tähendaks, et USA'l on Iraani õhuruumi üle veelgi suurem kontroll. Aga enne kui me selleni jõuame, keskendume sellele, kuidas USA kasutab oma A-10-neid ja Apache'd Iraanis. Heximärkused viitavad sellele, et mõlema peamine fookus on olnud korduvad lennud Iraani veeteede kohal, eriti Hormuzi väina piirkonnas. Kui see nii on, siis on need kindlasti platvormid, millel on võimed, mis teevad neist selle konkreetse töö jaoks ideaalsed vahendid. A-10, millel on titaanist soomus, mitu dubleeritud lennusüsteemi, võime lennata madalal ning muidugi selle terast purustav GAU-8A 30 mm kahur tundub peaaegu spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud, et tulla toime Iraani poolt kasutatavate kiirete ründepaatidega, millega rünnatakse kaubalaevu, kes üritavad väinast läbi sõita. Kuigi A-10 loodi algselt tankitapjana, mis pidi toetama maavägesid, on sellest saanud universaalne platvorm, mida saab kasutada siis, kui vaenlase õhutõrje on maha surutud. Kiirpaadid saavad A-10 kahuritest tugevalt kannatada, kuid me ei saa ka alahinnata selle lennuki kasutusvõimalusi ja lööke sihtmärkide pihta Iraani mandri osas. Lõppude lõpuks oleme juba näinud kaadreid, kus A-10 kasutab oma kahureid, et purustada Iraani toetatud relvarühmituse poolt Iraagis kasutatud baasi, nii et me teame, et see ründab sihtmärke nii maal kui ka merel. Selles rünnakus kasutas A-10 oma kahurit. Teised on tõenäoliselt näinud, kuidas see kasutab kaugmaa täppismoona, mida saab platvormile laadida. See on sõjalennuk, mis suudab kiiresti välja lasta AGM-65 Maverick-rakette ning nii laser- kui ka GPS-juhitavaid pomme, mis mõlemad on mõeldud sihtmärgist miilide kauguselt väljatulistamiseks, vähendades sellega õhutõrjeohtu nende sihtmärkide juures. A-10-le saab paigaldada ka AIM-9 Sidewinder-rakette, muutes selle õhk-õhk-ohuks Iraani droonidele ja vanematele Iraani õhujõudude lennukitele. Mitmekülgsus on A-10 puhul võtmetähtsusega. Kuigi selle töö Hormuzi väinas võib olla kõige olulisem, kuna see võtab Iraanilt ära ühe peamise hoova, mida nad on püüdnud kasutada operatsiooni Eepiline raev lõpetamiseks, tähendab A-10 mitmekülgsus, et seda saab kasutada kõikjal Iraanis. Jah, see on haavatav kaasaegsete õhutõrjesüsteemide, nagu varem mainitud S-300 suhtes, kuid just siin tuleb mängu Ameerika õhuüleolek. Nii kaua, kui A-10 püsivad nendes ohututes tsoonides, mille USA ja Iisrael on loonud, on see hävitusmasin, mis on varustatud nii suure tulejõuga, et selle sihtmärgid peavad iga tabamuse korral arvama, et maailma lõpp on käes. Mis puudutab Apache koptereid, siis need ei ole päris nii mitmekülgsed kui A-10. Siiski on neil olemas Hellfire'i raketid ja 30 mm automaatkahurid, mis muudavad need taas väga kasulikuks Hormuzi väinas. Apache on piisavalt kiire, et jälitada ja rünnata Iraani kiireid ründepaate. Lisaks on see kopter. See tähendab, et see suudab hõljuda ja lennata piisavalt aeglaselt, et saata USA mereväe ja kaubalaevu, mis üritavad väinast läbi pääseda.
Pidev tegutsemine vaenulikus õhuruumis on sellele ründekopterile riskantne, kuna selle lennuulatus, kiirus ja haavatavus nii infrapuna kui ka radari juhitavate ohtude suhtes muudavad selle sihtmärgiks. Aga nagu A-10 ei saa ka Ameerika Apache'd pihta. Iraanil lihtsalt ei ole seda, mida oleks vaja nende tabamiseks. Ja see, võib-olla isegi rohkem kui need protsendid, mida Iisraeli kaitsevägi on välja käinud, on tõestus sellest, et kontroll Iraani õhuruumi üle kuulub nüüd USA'le. See, mida me nüüd näeme, on kõrge intensiivsusega kampaania, mida toetavad need vargtehnoloogiate platvormid. Ja just selliseid asju me siin sõjasaates kajastamegi. Kui see on selline ülevaade, mida sa rohkem näha tahad, siis kindlasti telli meie kanal, et sa ei jääks ühestki videost ilma. 25. märtsi seisuga on USA rünnanud Iraanis vähemalt 10 000 sihtmärki. See tähendab sihtmärkide tabamist, mitte 10 000 laskemoonaühiku väljatulistamist. See on õhurünnakute kampaania nii suurel skaalal, et USA'l oleks võimatu seda läbi viia vaid mõne erineva lennukitüübiga. Suure mahutavusega platvormid, nagu Ameerika vanemad pommitajad ja A-10, on vajalikud, et säilitada pidev tulejõud, mis toetab hävitajaid ja vargpommitajaid, kes viivad läbi täpsemaid rünnakuid üle Iraani. Mõju Iraani sõjaväele on olnud laastav. Juhtkonda on tapetud üksteise järel, alustades endisest kõrgeimast juhist Ali Khomeinist, kes oli üks esimesi operatsiooni Epic Fury ohvreid. USA väidab, et 92% Iraani mereväe laevadest on mängust väljas ning raketistardid on vähenenud 90% võrra tänu sihipärasele kampaaniale nende raketistardpositsioonide hävitamiseks. Juhtimis- ja kontrollkeskused saavad tugevalt pihta, sama kehtib ka tootmisrajatiste kohta ning A-10 tundub olevat kõige keskmes. Hormuzi väinas olevad kiirpaadid peavad toime tulema selle mitmekülgse ründelennuki ja Apache kopteri kombinatsiooniga. Maismaal on igal sõjalisel objektil, millel pole õhutõrjet ja tundub, et enamikul neist praegu pole, üsna tõenäoline, et neid külastab mingil hetkel A-10. Eriti Iraani raketitaristu on saanud USA õhuväelt tugevalt kannatada. 29. märtsil avaldas ajaleht Washington Post satelliidipildid, mis näitavad kahju, mida on tekitatud mõnele Iraani tähtsamale stardipaigale. Vähemalt 29 Iraani ballistiliste rakettide stardipaika on pärast operatsiooni Epic Fury algust kaardilt pühitud, teatab väljaanne. Ja see on suur põhjus, miks Iraani raketistardid on märtsikuu algusest järsult vähenenud. USA on samuti rünnanud Iraani ballistiliste rakettide tootmiseks olulisi objekte. Terve selliste objektide võrgustik eksisteerib Iraanis ning kõiki neid juhib Iraani kaitseministeerium ja Islami revolutsiooni kaardiväekorpus. Siiani on USA rünnanud selle võrgustiku 4 kõige olulisemat objekti, mis kõik toodavad kütust ballistilistele rakettidele, mida Iraan soovib toota. Sharud, Pachin, Hajir ja Hakimiyah on kõik saanud veelgi suuremaid kahjustusi kui need, mis neile tehti Iraani 12-päevase sõja ajal Iisraeliga. Need on targad sihtmärgid. Isegi kõige paremini ehitatud raketid ei lenda kuhugi, kui neil pole kütust ega stardivõimalust. Ja kuna Iraani õhutõrje on nõrgenenud, on Ameerika A-10 koos paljude teiste lennukitega lennanud ja toonud pomme ning kaugmaarelvi otse selliste rajatiste südamesse. Aga A-10 jaoks läheb asi veel paremaks. Kas sa mäletad, et me rääkisime varem, kuidas Iraani õhutõrjevõrgu hävitamise eeltöö tehti ära juba enne operatsiooni Epic Fury algust? Tundub, et A-10 oli Iraani õhutõrje jäänuste hävitamises kaasatud juba operatsiooni Epic Fury päris algusaegadest peale. Army Recognition selgitab, märkides, et üks võtmetegureid, miks Apache'd ja A-10 praegu Iraanis on, seisneb selles, et Ameerika saavutas õhuülekaalu juba varakult. Varglennukid nagu F-35 ja B-2 Spirit pälvisid operatsiooni esimestel päevadel kogu tähelepanu, kuna nad suutsid märkamatult Iraani lennata ja anda tulejõudu olulistele sõjalistele sihtmärkidele. F-22D olid samuti varasemate lainete osa, taas seetõttu, et neil on vargtehnoloogia, mis tagab, et Iraani õhutõrje neid alla ei laseks. See kõik on loogiline, kuid A-10 kohal oleks sel perioodil ei ole seda. Kuid juhtus see, et USA suutis kombineerida nende vargplatvormide kasutamise küber- ja elektroonilise sõjapidamisega ehk EW-ga, et nõrgestada Iraani õhutõrjet isegi siis, kui süsteem endid polnud hävitatud. Iraani radarite ja sensorivõrkude häirimine, mille USA saavutas kõigega alates kosmosepõhistest operatsioonidest kuni EW-varustusega EA-18G Growler lennukiteni, lõi ajutised koridorid, kus õhutõrje oht oli väiksem. See avas ukse A-10-dele ja hiljem Apache'dele, et nad saaksid sisse liikuda, rünnata vajalikke sihtmärke ja enne Iraani õhutõrje taastumist uuesti lahkuda. See lähenemine loob ka võimaluse, et A-10 saadeti otserünnakuteks Iraani õhutõrje vastu. Kaitseüksused, mis on küber- ja EW-operatsioonide tõttu kompromiteeritud.
Selles lähenemises on omajagu irooniat. Just sellist tüüpi platvorm, mida need õhutõrjed peaksid suutma tõrjuda, ongi nende hävitamise eest vastutav. A-10 ja Apache'd lendavad nüüd Iraani kohal karistamatult, mis näitab, et õhuülekaal, millest oleme rääkinud, on muutumas tõeliseks õhuülemvõimuks. Mõned arvavad juba, et see ongi olukord Iraanis, sealhulgas endine USA keskväejuhatuse CENTCOM ülem ja CIA direktor David Petraeus. Meid ei muretse praegu eriti. Iraani õhu- ja ballistilised kaitsevõimed, kui püsida raskekuulipildujate laskeulatusest kõrgemal, ja see tähendab, et saame tõesti täiega tegutseda, väidab Petraeus, lisades. Ma väidan, et meil on praegu tegelikult õhuülemvõim, mitte lihtsalt õhuülekaal. Aga ma arvan, et inimesed on õigustatult ettevaatlikud selliste hinnangute avaliku jagamise suhtes. Ettevaatlikkus on tõepoolest oluline. Iraani peamine õhutõrjevõrk võib küll mängus väljas olla, kuid tal on endiselt olemas kuulipildujad ja õlalt lastavad õhutõrjeraketiheitjad, mida me varem mainisime. Need, kes on Ameerika Ühendriikide käsuahela tipus, võivad siiski eelistada rääkida õhuülekaalust, mitte õhuülemvõimust. Aga tegelikkus näib olevat see, et peale üksikute ohtude saab USA saata peaaegu ükskõik millise õhuplatvormi Iraani õhuruumi ja ei kohta praktiliselt mingit vastupanu. Parim, mida Iraan on suutnud teha, on Ameerika E-3 Sentry kahjustamine, kuigi isegi selleks oli vaja raketirünnakut Saudi Araabias asuva baasi vastu, mitte õhutõrjesüsteemist tulistatud raketti. Võib-olla võtab endine CENTCOMi ülem ja USA merejalaväe kindral Frank McKenzie Iraani sõjalise olukorra praegu kõige paremini kokku. Ma arvan, et me täidame seatud eesmärke. CENTCOM viib ellu pika ettevalmistatud kampaaniakava. Oleme suutnud Iraani õhutõrje nii palju kõrvaldada, et ma väidan, et meil on sisuliselt õhuülemvõim suurema osa Iraani kohal. Ja see on andnud meile võimaluse minna ballistilisi rakette jahtima, ütleb McKenzie Ameerika Juudi Riikliku Julgeoleku Instituudile. See on 2 endist CENTCOMi ülemat, kes kasutavad sõna õhuülemvõim, mitte õhuülekaal. Nad ütlevad seda, mida USA sõjaväe juhtkond praegu välja ei ütle. Siin hakkame nägema, kuidas asjad Iraani jaoks muutuma hakkavad. USA hakkab kasutama oma õhurünnakuid, kuid need ei ole enam nii ulatuslikud, nagu me siiani oleme näinud. Seda polegi vaja. Enamik Iraani sõjalist infrastruktuuri on juba pihta saanud. Nagu McKenzie märgib, on Iraani ballistiliste rakettide stardi, ladustamis- ja tootmiskohad nüüd peamised sihtmärgid ning nende tabamine on ülesanne, milleks A-10 on ideaalne, arvestades selle kaugelt lastava laskemoona kasutamist. A-10 saadetakse Iraani raketiobjektide lähedal asuvatesse turvalistesse õhuruumitsoonidesse, kus nad lasevad oma laengud välja ja suunduvad seejärel tagasi baasi. Need, kes ei lenda Iraani mandriosa kohal, hakkavad oma aega veetma kiirete paatidega, tegeledes Hormuzi väinas koos Apache helikopteritega, mida Heekset on maininud. The Wall Street Journal ütleb, et need 2 platvormi on nii olulised, et nad on sisuliselt alustanud lahingut Hormuzi väina pärast. Tõenäoliselt kulub USA-l mitu nädalat, et puhastada väin Iraani poolt vette paigutatud laevatõrjerakettide positsioonidest, kiiretest paatidest ja muudest sõjalistest vahenditest. A-10 ja Apache'd tegutsevad väina lõunapoolsetel külgedel, ütleb ühendstaabi ülem kindral Dan Kane. Ameerika liitlased kasutavad samuti Apache'd ühesuunaliste ründedroonide tõrjumiseks, väidab Kane. Kui need 2 lennukit ühendaba hävitajatega, mida USA Hormuzi väina saadab, saadakse võimas tulejõudude kombinatsioon, mis muudab Iraani jaoks Hormuzi blokaadi läbiviimise palju riskantsemaks. Riskantsem jah, aga mitte võimatu. Väin on endiselt tugevalt blokeeritud ja vaid üksikud kaubalaevad pääseb sellest läbi. President Trump on pikendanud Iraani tähtaega väina täielikuks avamiseks 6. aprillini, nii et järgmisel nädalal on tõenäoliselt oodata rohkem A-10 ja Apache rünnakuid, et meenutada Iraanile, kui palju tulejõudu USA väina toob. Suur küsimus on, kas Iraan alistub Trumpi nõudmisele. Kui see juhtub, on A-10 ja Apache'd oma töö teinud, nõrgestades Iraani positsiooni Hormuzi väinas nii palju, et režiim tunneb, et tal pole enam muid võimalusi. Iraan on varjanud midagi nii ohtlikku, et USA peab selle enda kätte saama. See miski on üks põhjustest, miks käivitati operatsioon Eepiline raev ja seda ei tohi jätta alles. Rikastatud uraan on praegu peidetud mõnda Iraani maa-alusesse punkrisse ja see tohutu oht võib viia tuumahävinguni. USA valmistub riskima kõigega ühe missiooniga Iraanis, mis võiks päästa Lähis-Ida. Seda teatab Wall Street Journal, mille andmetel kaalub USA president Donald Trump praegu oma võimalusi Iraanis maavägede kampaania alustamiseks, mille eesmärk on riigist rikastatud uraani eemaldamine. Otsust pole veel tehtud, kuid Iraanis on peaaegu 1000 naela seda uraani.
ja sellel uraanil riigis viibimine annab Teherani üha meeleheitlikumale režiimile teise võimaluse rikastada oma uraani veelgi, kuni nad suudavad ehitada pomme, mis on võimelised hävitama suuri asulaid kogu Lähis-Idas. Trump ei taha saata maavägesid. Ta survestab oma nõunikke, et Iraani nõusolek loobuda oma tuumamaterjalidest oleks üks peamisi tingimusi operatsiooni Eepiline raev lõpetamiseks, teatab Wall Street Journal. Selle elemente leidub ka 15-punktilises plaanis, mis on meedias ringelnud, kuigi pole kindel, kui täpselt see plaan kajastab seda, mida USA tegelikult Iraanilt soovib. Valge Maja pressiesindaja Caroline Levitt on juba hoiatanud ajakirjanikke, et nad ei usuks kõike, mida selles plaanis näevad, kuigi Independent teatab, et nimetu allikas on väitnud, et plaan on tõepoolest Pakistani kaudu Iraanile edasi antud. Iraan on seda eitanud. Nad väidavad, et USA peab läbirääkimisi iseendaga. Kuid Independenti andmetel peab see 15-punktiline plaan, nagu ka kõik teised plaanid, mida USA relvarahu läbirääkimiste raames esitab, sisaldama tingimusi, mis takistavad Iraanil tuumarelva ehitamist. Trumpi nõudmised on selged. Sulgege Iraani tuumarajatised, avage maa-alused punkrid regulaarseteks inspekteerimisteks. Ja mis kõige tähtsam, lõpetage uraani rikastamine, et Iraan ei saaks end asetada tuumarelvade hankimise lävele ilma piirist üle astumata. Trump on neid punkte korduvalt rõhutanud operatsiooni Eepiline raev käigus, sealhulgas 30. märtsil Air Force One'ist ajakirjanikele öeldud sõnades. Nad loobuvad tuumarelvadest. Nad teevad kõik, mida me tahame, et nad teeksid, kuulutas Trump, lisades seejärel ähvarduse. Aga kui nad seda ei tee, siis neil ei jää riiki. Neil ei jää isegi riiki. See ei ole Trumpi poolt tühine ähvardus. See on hoiatus Iraanile, et USA jääb operatsiooni Eepiline raev juurde, seni kuni saab tuumaküsimusele lahenduse, mida ta otsib ühel või teisel viisil. Kui Iraan ei loobu oma rikastatud uraanist, valmistub USA selle jõuga ära võtma ning tal on selleks vajalikud inimesed olemas. Levitt on selgitanud, et Trumpile antakse ligipääs kõigile võimalikele valikutele, nagu ta oma avalduses ütles. Pentagoni ülesanne on teha ettevalmistusi selleks, et anda ülemjuhatajale maksimaalne valikuvõimalus. See ei tähenda, et president oleks otsuse juba teinud. Mis puudutab Pentagonit ja USA keskväejuhatust, siis mõlemad on keeldunud avaldusi tegemast. Nad hoiavad väga madalat profiili, mis viitab sellele, et Iraani jaoks valmistatakse midagi suurt ette. Siin muutub operatsioon Eepiline raev Iraani režiimi jaoks surmtõsises täiesti purustavaks. Edukas Ameerika maaväeoperatsioon Iraani mandri osas võtaks režiimilt ühe kõige olulisema mõjutusvahendi, mida nad kasutavad Lähis-Ida geopoliitikas jõuga läbisurumiseks. Varsti selgitame, kuidas see operatsioon võiks välja näha, kuid esimene tõeline küsimus on, kui reaalseks on muutunud Iraani tuumaoht. Sellele küsimusele annab vastuse rikastatud uraan, mida USA soovib konfiskeerida. Relvastuskontrolli ja leviku tõkestamise keskuse 15. märtsi raporti kohaselt on Iraanil 440,9 kilogrammi ehk umbes 972 naela uraani, mis on rikastatud nii, et U-235 moodustab kuni 60%. See on oluline, sest U-235 on lõhustuv uraani isotoop, mis võimaldab tuumarelvade ehitamist. Selleks, et Iraani 972 naela uraani muutuks relvakõlbulikuks ja seda saaks kasutada tuumalõhkepea valmistamiseks, tuleb seda rikastada 90% U-235 nii. See ütleb meile kohe, et Iraan ei ole veel valmis tuumarelva ehitama. Võid isegi arvata, et see on veel kaugel, sest Iraanil on vaja veel vähemalt 30% U-235, et jõuda rikastusastmeni, mida USA ja Iisrael tahavad takistada. Aga siin tulebki mängu tegelik probleem. USA ei muretse mitte selle 60% pärast. Tegelik probleem on selles, et Iraan on juba suurema osa vajalikust tööst ära teinud, et viia oma rikastatud uraan relvastusastmeni. Relvastuskontrolli ja leviku tõkestamise keskus annab sellele isegi protsendi, öeldes, et Iraan on sinna jõudnud juba 99% ulatuses. Tõestuseks toob see välja eraldustöö mõiste, mis on sisuliselt võrrand. Kui võtta Iraani tsentrifuugide arv, mida kasutatakse rikastamisprotsessis, nende kasutamise aeg ja nende tsentrifuugide eraldusvõime, siis saab aimu Iraani valmisolekust. Kasutades eraldustöö ühikuid ehk SVU-sid, mida kasutatakse rikastamisprotsessis tehtud eraldustöö hulga tähistamiseks, on Iraan juba sooritanud 54 540 SVU-d. Kui palju SVU-sid on vaja, et minna 60% rikastatuselt 90%-ni? 564, mis on veidi üle 1% sellest tööst, mille Iraan on juba ära teinud. Seega on Iraan tuumarelvale palju lähemal, kui rikastusprotsente vaadates võiks arvata. Iran Watch esitas isegi võimalikud ajakavad oma 2025. aasta juunis avaldatud Iraani tuumavõimekuse uuringus.
ajavahemikud teevad muret Trumpile ja Pentagonile, eriti kui mõnes Iraani tuumarajatises kasutatud punkripommide kasutamisest ei piisa, et tsentrifuugid peatada. Eeldades, et Iraani IR-1 tsentrifuugid töötavad sama võimsusega nagu varem ning isegi kui Iraani teised tsentrifuugid töötavad alla oma maksimaalse võimsuse, on ajavahemik, mille jooksul Iraan võiks tuumarelva saada, üllatavalt lühike. Väljaande sõnul kuluks Iraanil umbes 2 nädalat, et rikastada piisavalt uraani 5–8 väikese tuumarelva valmistamiseks. See tähendaks ka seda, et Iraan kasutaks umbes poole oma 60% rikastatud uraanist, mis viitab sellele, et nad võiksid selle varu umbes kuu ajaga kahekordistada. Mis puudutab vajalikke SVU-sid, siis Iran Watchi andmetel on neid kuskil 480–768. See on kooskõlas meie eelnevalt jagatud hinnanguga ning see on veel üks tõend, et Iraan on tuumarelvale palju lähemal, kui paljud tahaksid uskuda. Selle aja kohta on siiski mõned mööndused. Iraanil peavad tsentrifuugid olema kättesaadavad ja töökorras, mis ei ole sugugi iseenesest mõistetav. Varem mainitud punkribombid on sihitud Iraani maa-alustele tuumarajatistele ning me ei tea endiselt täpselt, mis neist on alles jäänud ja mis mitte. Teadusringkondades leidub ka hääli, kes vaidlevad vastu sellele, kui lähedal Iraan tegelikult oma enda tuumarelvade arendamisel on. Üks neist häältest kuulub Jeffrey Lewisele James Martini tuumarelva leviku tõkestamise keskusest. Ajakirjas Scientific American 11. märtsil ilmunud artikli kohaselt väidab Lewis, et puuduvad tõendid selle kohta, et Iraan oleks tuumarelvale lähedal. Seesama Lewis toob välja, et USA on juba väitnud, et nad hävitasid täielikult Iraani peamised rikastamisvõimed operatsiooni Midnight Hammer käigus, mis algas 2025 aasta suvel. Samuti on küsimus selles, kui palju on Iraanis veel järele jäänud teadmisi, mis aitaksid režiimil tuumapommi ehitada. Siiski on rikastatud uraan endiselt alles ja seni, kuni see uraan on Iraani käes, on see probleem nii Trumpile kui ka kogu Lähis-Idale. Tuumahäving võiks olla mitme USA liitlasest Pärsia lahe riigi ukse ees, kui Iraan suudab oma väidetavalt purustatud rikastamistehased taastada. Seega tundub USA jaoks kõige lihtsam samm olevat võtta ära 60% rikastatud uraan, et Iraanil ei oleks võimalus seda veelgi rikastada. Siin hakkame nägema muutust operatsioonis Epic Fury, kus õhurünnakutelt liigutakse üle maapealsetele missioonidele. Aga enne kui süveneme sellesse, millised need missioonid võivad välja näha, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Me tuume teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Seega vajutage tellimisnuppu, et olla alati samme ees. Kui USA peaks alustama maapealset operatsiooni, seisab esimene väljakutse selles, et leida Iraani rikastatud uraan. Tundub, et on üsna hea ettekujutus sellest, kuhu Iraan on selle materjali juba paigutanud. Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri peadirektori Rafael Grossi sõnul on kõige tõenäolisemad kandidaadid Isfahan ja Natanz, mõlemad kohad, mida USA ründas oma võimsate punkrilõhkuja pommitajatega operatsiooni Midnight Hammer käigus. Grossi väitel hoitakse Iraani rikastatud uraani tõenäoliselt maa-aluses tunnelis esimeses asukohas, samal ajal kui teises kohas on varuhoidla. Ja mõlemas kohas on Iraanil väidetavalt tsentrifuugid, mida ta võiks kasutada selle uraani edasiseks rikastamiseks, et saavutada tuumapommi jaoks vajalik U-235-90% taseme. Aatomiteadlaste bülletään näis selle hinnanguga nõustuvat 29. märtsi artiklis, kus kajastati satelliidipilte Isfahani tuumarajatisest. Nendel fotodel pakkus erilist huvi suur veok, mis oli täidetud konteineritega. Kuigi pole võimalik näha, mida konteinerid sisaldavad, viitab pildi ajastus koos laadungi tüübiga kaudselt sellele, et Iraan on viinud oma rikastatud uraani Isfahani. Kui palju, pole selge. Teabeleht spekuleerib, et see võib olla kogu laadung, mis tähendab, et Natanzi varu enam ei eksisteeri. See ise loob USA-le väljakutse, sest kinnituse puudumine tähendab, et nad peavad ikkagi ette valmistama maismaa-operatsioonid 2 objekti jaoks, isegi kui ainult ühes neist hoitakse Iraani uraani. Isfahani maa-alune tunnelikompleks töötab samuti veel mingil määral. Nagu Grossi viitas, näib, et operatsioon Midnight Hammer ei suutnud neid tunneleid hävitada ning selle tunnelivõrgustiku võimalik keerukus tekitab veel ühe väljakutse, millega USA väed koha peal peavad silmitsi seisma. Asi ei seisne ainult tunnelitesse sisenemises. Tegemist on nende tunnelite läbimisega, mis võivad olla kaitstud sõdurite ja lõksudega, et teada saada, kus Iraani uraani hoitakse. See näitab seni, et ükskõik millist operatsiooni Pentagon ja Trump võivad kaaluda, ei saa seda läbi viia tavalise jalaväega. Eriüksused on hädavajalikud nii keerulise missiooni jaoks, nagu Iraani rikastatud uraani eemaldamine selle maa-alustest tunnelivõrkudest. Ja seda operatsiooni võib veelgi keerulisemaks muuta kahju, mis nendele võrkudele on varem tekitatud.
Enne kui USA üldse kaalub vägede saatmist koha peale, peab ta suutma tuvastada sobivad sissepääsud tunnelitesse ja arvestama võimalusega, et Iraan on need sissepääsud valve alla võtnud ning võib proovida need sisse varistada, kui USA väed saabuvad. Nii et see pole lihtsalt eriüksuse töö. Kõigi nende takistuste ületamiseks majab USA ajaloo suurimat kokku pandud eriüksuste meeskonda. Seda väidab ajaleht Times of Israel, mille kohaselt võib USA'l olla vaja ainuüksi Isfahanis üle 1000 inimese. Nende ülesandeks saab olema objekti hõivamine, Iraani uraani väljatoomine ja Isfahani hoidmine nii kaua kui vaja, seisab väljaandes, sest nad võivad sattuda Iraani raketi ja droonitule alla. Teatavasti on Iraanil ka umbes 200 kilogrammi ehk umbes 440 naela uraani, mis on rikastatud nii, et U-235 moodustab sellest 20%. Kui USA otsustab, et ka see uraan tuleb välja viia, siis lisandub operatsioonile aega suurema koormuse tõttu. Selle operatsiooni edu sõltub suuresti sellest, mida USA teab enne, kui nad üldse koha peale jõuavad. USA teab, kui palju rikastatud uraani Iraanil on ja kus seda uraani kõige tõenäolisemalt hoitakse. Iisraeli ajalehe Times of Israel andmetel usub USA samuti, et nad on tuvastanud kitsa juurdepääsupunkti Isfahanis, mille kaudu rikastatud uraani saaks kätte saada. Kas Iraan teab, kus see konkreetne juurdepääsupunkt asub, on vaieldav, sest see teadmine annaks Iraanile võimaluse see punkt lõksustada. Kuid võib-olla kõige olulisem asi, mida USA teab või vähemalt usub end teadvat, on see, et riigil on võimekus sellist operatsiooni läbi viia. Kui Trump otsustab, et on aeg kõigega riskida, jääb see üks muljetavaldavamaid erioperatsioone, mida kunagi läbi viidud, ja tõenäoliselt näeks see välja just nii. Igasugune Iraani uraani hõivamise katse peaks algama eriüksuslaste lennutamisega vastavasse asukohta. Oletame siin Isfahani, kuna see tundub olevat kõige tõenäolisem Iraani uraani asukoht. Isfahan asub mitusada miili sisemaal, seega dessantmaabumine ei tule kõne allagi. See peab olema õhudessant ja USA vägesid tabaksid õhus olles vältimatult maa-õhkraketid, mida võidakse tulistada nii ülalt lastavatest õhutõrjesüsteemidest kui ka droonidelt. USA võiks eelnevalt Isfahanile õhurünnakuid korraldada, kuid kui tõhusad need rünnakud on ülalt lastavate õhutõrjesüsteemide vastu, mida saab keerulistes tunnelites peita, on veel teadmata. Sellest hoolimata toimuks see õhurünnak tõenäoliselt ikkagi. Endine USA merejalaväe ja kaitseluureagentuuri operatsioonispetsialist James Hackett viitab samuti, et just see pommitamine võib olla hetk, mil 82. õhudessanti 5 ja 2 Pärsia lahte suunduvat merejalaväe ekspeditsiooniüksust võidakse kasutusele võtta. Nad saadetakse Isfahani ümbrus pehmendama, selgitab Hackett, eesmärgiga võimaldada maavägedel siseneda takistusteta ja tõenäoliselt pimeduse varjus. Iraanil oleks selle õhurünnaku tõttu aimu, mis tulemas on, kuigi USA'l võib vedada, sest režiim võib arvata, et see rünnak on lihtsalt järjekordne osa operatsioonist, mille käigus on USA õhust tabanud Iraanis 10 000 sihtmärki. Üks rünnak rohkem ei pruugi isegi nii tundlikus kohas nagu Isfahan nii palju tähelepanu äratada, kui peaks. Kui eelnev õhurünnak on tehtud ning õhutõrje ja droonid on neutraliseeritud, maanduvad USA eriüksused. Need lahinguväed peaksid kohe perimeetri kindlustama, millega võiksid tegeleda ka USA merejalaväelased ja 82. õhudessantiviisi langevarjurid, samal ajal kui eriüksused tungivad Isfahani. Kohale tuleks tuua ka insenerid koos kaevamistehnikaga. Need insenerid peaksid samuti otsima miine ja lõkse. Väljatoomiseks on vaja puhast teed, seega võivad need insenerid minna eriüksuste meeskondadest ette ja seejärel töötada nendega koos, et tungida Isfahani tunnelitesse. Seejärel tuleb väljatoomine ise. Wall Street Journal hindab, et on umbes 40–50 spetsiaalset silindrit, mis sisaldavad Iraani rikastatud uraani, mis kõik meenutavad suteldumisballoone. Ameerika eriüksusi on vaja nende silindrite tuvastamiseks, mis tähendab, et spetsiaalselt radioaktiivsete materjalide eemaldamiseks loodud erioperatsioonide meeskond on hädavajalik. Õnnetused on samuti võimalikud, seega tuleb silindrid paigutada kaitsvatesse transpordikonteineritesse, et vältida lekkeid või muid plahvatusohtlikke probleeme. See hõlmab uraani Isfahani tunnelitest väljatoomist. Aga siis tuleb uraan Isfahanist endast ära viia. Vaja läheb lennuvälja ning USA kaitset, et kaitsta droonide ja rakettide eest, mida Iraan paratamatult saadab Isfahanist lahkuda üritavate lennukite pihta. Hea uudis USA jaoks on see, et Shahid Watamburi lennubaas asub üsna lühikese vahemaa kaugusel Isfahani tuumarajatisest. Halb uudis on see, et ka see baas tuleks vallutada ja kindlustada ning USA peaks konfiskeeritud uraani sinna baasi transportima, et see Iraanist välja viia. Teine võimalus oleks rajada ajutine lennuväli otse Isfahani tuumarajatise juurde. Mõlemad variandid pikendavad aga operatsiooni kestust ning USA valik sõltuks tõenäoliselt sellest, kui hästi on Shahid Watamburi baas kaitstud.
Jällegi võiksid merejalaväelaste ja langevarjurite pommirünnakud, keda USA juba Iraani suunas saadab, seda baasi nõrgestada. Maismaa sissetung oleks samuti lihtsam teostada, kuna USA peaks baasi julgestama ilma, et peaks muretsema sealt millegi väljatoomise pärast. Üks asi on kindel. See ei ole operatsioon, kus minnakse kiiresti sisse ja tullakse kohe välja. See ülesehitus koos Iraani uraani kogusega ja raskustega, mis kaasnevad selle konfiskeeritud uraani õhku tõstmisega, tähendab, et tegemist on operatsiooniga, mis võib võtta nädalaid, mitte päevi. See võtaks operatsioonil Epic Fury palju rohkem aega kui Trumpi esialgu mõttes olnud 4–6 nädalat, teatab Wall Street Journal. Ning Trump on juba väljendanud, et ta ei taha, et see operatsioon muutuks pikale veninud sõjaks. Siiski on USA'l olemas kõik vajalik selle elluviimiseks. CBS News teatab, et USA erioperatsioonide komandod on selliseks operatsiooniks sõna otseses mõttes aastakümneid treeninud ning USA on isegi ehitanud väljaõppepaigad, mis matkivad Isfahani tunneleid ja sarnaseid kohti selleks treeninguks. Mis puudutab Iraani uraani, siis pärast selle eemaldamist võiks USA selle lennutada Araabia merele laevadele, viies selle niimoodi Iraani ballistiliste rakettide ulatusest välja. Kuveidis ja Ida-Iraagis asuvad baasid on samuti ajutised võimalused, kuigi need on statsionaarsed asukohad. Lühem teekond kompenseeritakse sellega, et neid baasi on rakettide ja droonidega lihtsam sihtida. Lisaks kõigele sellele peab USA saavutama õhu ülekaalu Isfahani piirkonnas, mis võimaldab neil oma lennukeid sisse ja välja tuua ning nad peavad paigaldama õhutõrjesüsteemid, mis suudavad toime tulla droonide ja rakettidega. Seega on see kaugel lihtsast operatsioonist. Erioperatsioonid pole kunagi lihtsad. Kui USA suudab selle läbi viia, on see kõige muljetavaldavam erioperatsioon, mida aastakümnete jooksul nähtud, aga see võib olla vajalik. USA soovib, et Iraan loobuks oma rikastatud uraanist. Kui seda ei juhtu, võib Iraan kujutada Lähis-Ida riikidele tuumahävingu ohtu. See ei ole USA jaoks vastuvõetav ning Trumpi administratsioon näib olevat üha enam valmis kõigeks riskima, et võtta Iraani režiimilt võimalus kasutada tuumarelva. Siiski võivad USA'l olla teised plaanid merejalaväelaste ja langevarjuritega, kelle ta on Iraani saatnud. Kargi saar on veel üks sihtmärk, sest Iraani peamise naftakeskuse kõrvaldamine halvaks selle majanduslikult. Kuidas näeks välja maismaa operatsioon sellel saarel? Me käsitleme seda ja seda, kuidas Kargi saare hõivamine võiks olla oluline olukorra jaoks Hormuzi väinas oma videos. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida sõjasaadet, et näha rohkem meie analüüse USA võimalike järgmiste sammude kohta operatsioonis Eepiline raev. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!